Tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood 326 teie ees, seekord teisipäeval. Stuudios Heiti Heli, tere. Tere. Markus Jürgenson, tere. Tere. Ja mina, endiselt Raul Ojasaar. Teisipäeval lindistame seda saadet sellepärast, et Eesti koondis mängis siin äsja 2 kohtumist, reedel ja esmaspäeval. Iisraeliga reedel kodumäng 1-3 kaotus, esmaspäeval kodumäng Norraga 0-1 kaotus. 2 kaotust, tablooreporterid on marus, kurvastavad 0 punkti 2 mängust, aga ometi kuidagi eile ka staadionilt ära minnes naljakas nagu hea tunne jäi sisse tegelikult sellest mängust, kuigi nagu 0 punkti. Aga kui siin mõnitati isegi eelmine saade minu veedet, et peaks punktide järele minema, siis tegelikult just need mõlemad mängud ju tegelikult näitasid, et me ei olnud üldse kaugel sellest või see oli nagu õigustatud lootust. Kes see mõnitas? No ütleme rahvas. Ma mõtlesin, et meie kaassaatejuhid. Mitte teie. Kaassaatejuhid. Mitte teie. Mina ju pigem olin sinu paadis. Ja ma eile just õhtul mõtlesin, et esiteks, muidugi hullumaja need hilisõhtused mängud, täitsa see rikub elu juba ära ja see ei ole ju tervislik meie vaatest siin, kes me siin Eestis elame. Sa võtad enda vaatest, kui ütleme kommentaator või pealtvaataja. Üldse, et kui tahad... Aga mõtle ajakirjanike peale, kes peavad istuma seal pärast veel, kui kommentaare kirjutama... Ja aga ajakirjanikud magavad ju ka 11 üldjuhul. Mitte sina küll täna, aga üldjuhul te ju magate 11, te elate ju nagu muusikud. Sihukese rütmi järgi. Ma kirjutan alla. Olen väga inimesest ja elukorraldusest. Mina ei ole vist, ma ei tea, kas ma viimase aasta jooksul olen kordagi 11. Aga mõtle nüüd näiteks, et me räägime siin Harjumaast, aga mõtle, ma ei tea, Paidest tahab ka mängu vaatama tulla või Haapsalust või rääkimata Võrust või Valgast, et kuidas see nagu välja peaks nägema. Aga see on asi, mida me ei saa ju muuta. Sellega seoses mul tuli eile millegipärast meelde üks hetk, kui ma olin, ma arvan, 11. klassis käisin, ma töötasin Sokkenetis juba, või tegin Sokkenet töötamiseks, seda võib-olla palju nimetada, me mingit raha selle eest ei saanud. Aga oli ka mingi koondise mäng, mis oli ka 21.45 ja siis ma mäletan selle hetke, kui ma istusin, siis oli pressikonverentsil oli veel seal Jalgpalliliidu kontoris, seal klaasist saalis, kus praegu on mingisugune nõupidamiste saal. Ja siis ma mäletan mingit hetke, kui ma vaatasin, et okei, et kell on 3:01 öösel, mul homme koolipäev ja ma intervjueerin Tarmo Rüütlilt praegu, et päris huvitav nagu olukord oli. Aga see selleks. Aga ja ma siis eile õhtul mõtlesin, et tegelikult ju avastasin ennast mõttelt, et jalkabuum Eestis oli ülilähedal. Iseenesest, kui sa mõtled, okei, me võime jälle rääkida, et me rihime siin järgmist valikgruppi ja seda rahvuste liigat ja mis iganes. Aga tegelikult oli jalkabuum ütlemata lähedal, et ütleme, ma ei tea, 3 paage kaugusel põhimõtteliselt ja mõni sentimeeter. Mõni sentimeeter, posti või Läti oleks sisse läinud. Ma panen 2 mängu kokku, et 3 paaget ja 2 sentimeetrit. Et oleksime võtnud, ma räägin siis, et Iisraeli vastu 3 punkti ja Norra vastu Viigi ja me oleks möllu ju päris korralikult olnud. Aga 1-3 kaotuse järele nagu naljaks rääkida, et paar asja, kas teistmidi oleksime võitnud. Aga tegelikult nagu mingis mõttes jäi siuke tunne, et tegelikult me läksime juhtima, juhtseisus nii vähe, kui see kestis tegelikult, eks ju, me tundsime ennast nagu mugavalt. Tribüüni peal oli ka nagu hea vaadata, okei, mängime hästi, paneme ära. Aga lõpuks ikka mingid individuaalsed vead maksid seal kätte. Muidugi, ma selles mõttes kirjutan alla, et hea tunne ja mõnus, aga lõppkokkuvõttes ikkagi jällegi, see on profisport, see on punkte on vaja tegelikult, et meil on tabelis vastased, eesmärk on grupis olla mingil kohal, et tänasel päeval veel me lepime ilmselt sellega. Aga jällegi, et mulle meeldib ju meenutada seda mitte väga kauget minevikku, kus me ei saanud ju üldse ja siis me ju rääkisime siin kõik kambakesi üle Eesti, et pigem tahaks näha, et mehed mängivad ja tahaks jälle näha seda usku ja tahaks näha seda, et seda me nüüd näeme. Aga iniming on selline, et süües kasvab isu ja tahad rohkem, et selles mõttes ja see halb on lihtne nagu kiiresti meelest minema, et ma siin lugesin ka mingit Sokkernetist pealkirja, kus oli see Shane, kes ütles, et me ei lase sellel juhtuda, et
Norra tuleb ja paneb 5-0, aga alles hiljuti me saime siin ju üle päeva, piltlikult öeldes. No Rootsi ja Belgia käest, eks ju. Aga see Shane'i lause minu arust tõi tegelikult hästi välja tegelikult selle meelsuse, mis selle eilse mängu eel tegelikult valitses minu arust. Mul tundus nagu laiemalt jalgpalli ühiskonnas või jalgpalli avalikkuses, et tegelikult ju kartus oli tunduvalt suurem. Norra oli tulnud järjest mingite kolmekate, neljakate pealt, on ju, reedel pandi Itaalia 3-0, on ju. Ja sul on Haalandid, Ödegardid, Sörlotid seal ees möllamas, et tegelikult see ootusfoon oli ikkagi ütlemata madal tegelikult. No mingil määral oli see kartus ju isegi õigustatud. Vaadates lihtsalt nagu Norra ei olnud ju viimase Iisraeli mängu, kuidas me tegime sellised lapsikuid eksimusi, mis karistati ära, oli kartus, et need eksimused lipsavad ka Norra vastu sisse ja Norra ikkagi oma väga-väga kvaliteetsete ründajatega karistab veel nagu ebameeldivamalt ära, et õnneks neid eelõhtul ei olnud. No jaa, aga samas jällegi, et kui me jätame selle lühikese selle kehva perioodi välja, kus see minu mainitud Rootsi A. Le Coq Arenal 0-5 kaotus. No need Häberli tumedamad ajad. Siis ülejäänud, ma ei tea siis, kuna see A. Le Coq Arena avati 2001 või? See ülejäänud 24 aastat, mitte ilmselt, vaid ilmselgelt ma kõiki mänge ei mäleta, aga ma pakun, et need olid väga-väga üksikud korrad, kui tuli ükskõik mis koondis A. Le Coq Arenale ja sõitis meist lihtsalt üle. Nii oligi, need 0-5 on ju kõige suuremad kaotused A. Le Coq Arenal. Enne seda ju ainus 4-väravaline kaotus üldse oli seesama kuulus Eesti-Iirimaa 2011 play-off on ju. 0-4 või? 0-4 saime kodus ju kahe punasega. Ei, 0-4 kodus oli 0-4, võõrsil oli 1-1. Ehk siis see 0-4 oli, see oligi see nagu kõige sellisem kõige suurem kõrbemine, kõige nagu sellisem konkreetsem selline altminek, eks ju, kus kogu koondis lihtsalt põles läbi. Aga enne ega pärast seda A. Le Coq Arenal ei olnud mitte ühtegi 4-väravast kaotust isegi tulnud. Ja siis tulid need 0-5, et see latt langes meil ikkagi nagu, mitte ta langenud maha, vaid ta löödi ikka kolinal maha. Et selle nagu statistika või ajaloo põhjal oleme nagu, kas oleme jõudnud sinna tagasi selle endisele tasemele, aga vähemalt mina isiklikult lootsin, et Norrale me ikkagi et me teeme sellise mängu, nagu me tegime. See ei olnud ju mingi ulme asi. No tõesti, kartus oli palju suurem kui reaalselt see, mis väljakul nii-öelda avaldus siis või lõpuks toimus. Seal on paar aga, ütleme, kui ma kehastun nii-öelda argumendi mõttes oponendiks praegu, siis ma ütleks, et esiteks Norra, kes eile mängis, selgelt oli ikkagi sellest reedesest võidust kuidagi väsinud, seda energiat ei olnud. Tooles Olbaken ka pärast mängu ütles, et me võib-olla isegi panime sinna rohkem energiat sellest Itaalia mängu, kui me ise aru saime, lõpuks tuli välja niimoodi. Nad ei mitte ühtegi vahetust algkoosis. Okei, see ei ole tegelikult meie probleem, on ju. See oli nende valik, et nad ei roteerinud võistkonda. Aga Norra kindlasti ei olnud ühest küljest oma parimas hoos. Teisalt, nende motivatsioonis ei tohiks olla kahtlust. MM-finaalturniir, MM-valikmäng, nad peavasid 3 punkti võtma, eks ju. Lõpuks nad said ka selle kätte. Aga teine asi, mis ma tahtsin öelda, et mängisime Norra ja Iisraeli vastu. Me ei mänginud siin Hispaania ja Portugali vastu. Me ei mänginud siin isegi, ma ei tea, kes siin on Tšehhi ja Austria vastu, kes on siin suurturniiridel käinud viimastel ajal. Norra, Iisrael sel sajandil mitte kumbki, mitte kordagi ei ole kuskile jõudnud. Ehk siis, ja kui me nendele võistkonnadele ka ikkagi endiselt kodus kaotame, siis võib-olla see edasiminek tegelikult ei ole nii suur, kui tundub. Ja neid on nimetatud ju kõige paremateks mitte suurturniiridel osalenud meeskondadeks. Sa väidad esimese punkti juures, et Norra lihtsalt mängis halvasti? Ütleme, Norra kindlasti jättis päris palju sellesse Itaalia mängu. Ma olen selles suhtes kindel, et see energia, mida nad eile nagu platsi peal näitsid, kindlasti ei olnud nende parim hoog. Meie, ütleme, meie olukord, meie meelestatus, meie selline suhtumine sinna mängu kindlasti oli eile palju parem kui norralastel. No jah, seda küll, lihtsalt ma ikkagi kiidaks selles mõttes Eestit, et Eesti mängis nagu hästi, selles mõttes, et ei olnud seda, et Norra mängis halvasti ja selle tõttu Eesti nägi parem välja, aga Eesti ikkagi mängis ju väga-väga hästi, ma arvan, Larsen jõudis tagasi Olümpiahotelli, vaatas, et nuusa on veel ikka veel taskus, et
No see on mäng, mille üle Larsen läks koju ikka vast. Ma mõtlesin just ka, kas pärast hotelli läheb. Ei, nagu pärast nagu... Ei, otse koju ikka. Alekokist. Et see on siuke mäng, natuke pensik öelda, et kaotuse puhul saab olla uhke, aga see on see, nagu Eesti jalgpallis ikka tavaks on saanud see ilus kaotus. No tegelikult oli ju selles mõttes pärast mängu tekkis tunne, et ma ei tea, andke see Itaalia, me võiks ju Itaaliale ära panna, nad olid Moldovaga hädas, et eks siis näis, mis sügisel saama hakkab, aga lihtsalt see ju mingil määral ikkagi natukene sillutab seda teed paremuse poole, et see mingi lootus on olemas, see, kuidas Patrick Kristal tõmbas rahvast käima, ilus vaadata ja nagu te mainisite, veits siuke sentimeetrite mäng oli. Väsimusest rääkides, mul köögiaknast nippa-nappa paistis Haalandi magamistoa aken kätte siis, kus nad Tallinnas peatsid. Mul mängueelsel õhtul korra käis peast läbi, et läheks korra, et hüüaks midagi, teeks vähe pauku ja mürtsu, aga näed, olid niisama juba esinud. Haaland siin sörrat ka nädala pärast ju klubid MM juba USA-s ja läks minna. See on ebareaalne. Aga oleks mingi tavaline teine suvi, võib-olla oleks mingi suur turniir, okei, mitte Norral on ju, aga teistel riikidel küll. Muidugi Norral nüüd statistika järgi või ütleme mudelite ja projektsioonide järgi 92%, et see algab kinni panna ja lõpuks nagu MM-ile jõuda selle kuldse põlvkonnaga. Sa mainisid, et Norra ei ole kunagi siin jõudnudki finaalturniirile ja tegelikult ju lihtsalt ongi praegu neil see siuke kuldne generatsioon, et okei, me ei saa võrrelda mingi Hispaania Portugaliga, aga samas see Norra on ikkagi koondis, mida tasub väga-väga tõsiselt võtta. Ei mingisugune naljakas siuke muster on tegelikult olnud viimastel aastatel, kuidas Eestiga kokku mingites alagruppides saavad võistkonnad nagu saavad siit tuule tiibasse kuidagi, et käisin aastaid tagasi oli Belgia, eks ju, keda me siin kodus ju 2-0 võitsime, kes pärast seda siis nagu tagasi ei vaadanud, läks kuskile MM-i poolfinaalidesse välja järjest, eks ju. Lõpuks seda kõige säravamat saavutust küll ei tulnud, aga kui sa mõtled rahvuste liigas, me olime üks aasta ju Armeenia, Põhja-Makedoonia ja Gruusiaga ühes alagrupis, eks ju, Põhja-Makedoonia ja Gruusia mõlemad ju pärast seda panid EM-ile välja. Meil olid siin seesama Rootsi, eks ju, kes just kui saime madalseisu Rootsi endale vastu, aga siis neil hakkas jälle see uus tõus ja nüüd panevad võimsalt ja see mingisugune selline muster võib-olla siis jätkub, et võib-olla me saamegi nüüd Norra vastu, kes on nüüd lõpuks läbi murdmas sellest mingisugust veidrast klaaslaest, mis neil tekkinud on siin viimase veerandsajandiga. Jah, saame näha, aga jah, jõudes nüüd tagasi konkreetselt selle mängu juurde, et oli see Norra väsinud või mitte, see esiteks ei huvita meid, teiseks meil oli sama palju päevasid mängude vahel, meil ei reisimine ära, võrreldes siis, kui me nüüd Norra mängust räägime, eilsest mängust. Aga seda ju, või siinkohal tuleks ikkagi, ilmselgelt tuleb siin kiita Jürgen Henni ja tema staffi, ja ta ühes intervjuus kuskil, ma lugesin, ütles väga hästi, et see on ikkagi aastane töö, mitte nüüd konkreetselt see üks nädal, kus selles aknas koos oldi, mitte selle perioodi ainult, et see sisaldab endas kõiki neid akende vahelisel ajal mängijate külastamisi, analüüsi, oma meeskonna mängu analüüsi, kõike seda suhtlust mängijatega, treeneri, mängija vahelist sidet ja suhet, et see on see konkreetselt see aken on nädal aega, on ju, isegi vist äkki, circa suts üle nädala vist tavaliselt, eks ju. Et seal taustal või taamal käib nagu tegelikult ka väga tugev töö ja tänu sellele on nagu see mängupilt tänasel päeval selline, nagu meile nägime ja loodetavasti näeme ka tulevikus. Aga minul jäi ka väga ikkagi eilsest silma see Eesti, ütleme, võistkondlikkus ja selline üksteise utsitamine, igasuguste väikeste võitude tähistamine, keegi ütles vaata intervjuus ka pärast välja, et me lepsime kokku, et me neid igasuguseid väikeseid pallivõitmisi, kaitseblokke, neid tähistame koos, tunnustame üksteist ja läheme niimoodi edasi, et see jäi nagu väga silma tegelikult minule, et kogu selline võistkonna hing oli nagu väga-väga paigas ja väga positiivne oli see kõik, mis on mingi asi, mida me siin
Häberli ajal näiteks ju ei näinud sisuliselt peaaegu üldse lõpuks. See oli nagu sunnitöö vahepeal. Et siin nagu eile nagu reaalselt naudid seda katsumust, naudid seda mängu ja seda publikut ja kõike seda. Ja üks mees ju jättis hamba ka veel. Jah, et Sapinen jättis pool hammast või mingisuguse killuselt hambast ka veel väljaku peale, et seda vist üles ei leitudki, nagu ma saan aru, Norra meedias päris huvitav, see TV2 neil sai nagu ligipääsuga tegelikult sinna riietusruumide vahelisel alal, neil mingid klipid sealt isegi üleval, kuidas seal Sapinen läks vahel vist, siis see oli ju esimesel poolel, kui see juhtus. Ja läks kohtuniku juurde, et näed. Elbow. Kohtunik ütles, ma teame. No see kohtunik alati ütlebki niimoodi, et kõik on kontrolli, me teame nagu nii. Sapinen ei olnud ka suu peale kukkunud, et see Hegem oli vist see norralane, kellega ta seal kokku põrkas, oli talt küsinud, et on sul rahad kinni maksta hamba aasta? No siuke töötlemine ikka käib sellisel tasemel. Aga pärast kõik oli nagu sõbralik ja vahetsid särke selle. Aland paistis ka ju silma, et ikkagi suu käib ja ega seal nagu nii-öelda jaanipäeva jutt ei aeta, et pigem seal käib vastase töötlemine ja Haaland selles tundub ka, et on Mihkel. Et ikkagi oskab niimoodi, ütleme, ilusasti koledasti öelda. Julgeks arvata. Aga mis kild löödi välja või hammas löödi välja Sapinil? Mille sa lööd kild lihtsalt vist? Tervet sama vastust nagu Rauno Nurgerit päris ei olnud. Kas Nurgeril löödi üks sama hammas 2 korda või tal löödi 2 erinevat? Tal pandi vist mingisugune ajutine asi asemele ja siis see läks ka vist katki äkki. Tal oli 1,5 hammast oli vist katki Nurgeril. Aga päris nii hull vist ei olnud. Aga eks siin saab... Järgmine mäng hambakaitsmetega. Steph Curry. Mäng seisab siis, närid neid hambakaitsmetega. Aga et selles mõttes, et ikkagi Eesti nagu koondis tegi, see kõik need tähistamised asjad, et loomulikult see igaüks võib öelda kogu aeg, et tähistage ja olge üks see löögirusikas ja siuke näidake emotsionaalsust ja värki, aga vaata see pealtvaatajale, sa ei peta teda ära, kui see tuleb nii-öelda võltsilt või kuidagi pingutatult või sellepärast, et mul pingi peal üks mees ütles, et me peame nii tegema. Et see kuidagi on jälle sümbioos sellest, et kuidas see mäng jooksma hakkab, kuidas see konkreetne persoon õnnestub väljaku peal, kuidas see publik taha tuleb, mis mänguseis on, ja siis see tuleb nagu naturaalselt, et kui sa kuklas sa tead, et sul on pingi pealt nii-öelda tulnud luba olla emotsionaalne, näidata seda välja, siis see õigel hetkel ta tuleb nagu automaatselt, ega nendel hetkedel, kui need mehed seal sellest aknast nüüd meenub, on ju Kuusk tähistas siin Iisraeli vastu, kui ta eksis ja siis karistusalas ise Spaagega selle ära blokeeris. Tegi väikse tähistuse seal fännitribüüni poole. Kristal eile, kui tegi mingi tühjana näiva niisuguse Spaage kaitses jälle, siis tähistas, et neid oli veel siin nipet-näpet, et see tulebki naturaalselt sellel hetkel ja siis see ongi nagu kift ja see tõmbabki nagu kogu selle katla nagu käima. Ma ei tea, teisel äärel Saliste tegi seda, siis sul on ka nagu, sa tunned ennast mugavamalt, et sa teed ka niimoodi järgmine kord, kui niimoodi juhtub ja siis lumepall hakkab veerema. Jaa, aga seal... Kui vaata sa alguses ütlesid, et sa ei peta nagu ära, aga tegelikult minust selga on just see, et nagu enesekindlusega, et fake it till you make it tegelikult. Mingis mõttes alguses võidki seda natukene võltsilt teha, aga kui teised ka näevad, et keegi teeb niimoodi, siis sa teed ka ja siis see hakkabki, see võib ka täiesti nagu sellisest võltsingust hakata samamoodi veerema. Ei no jah, eks seda nii-öelda kehakeelt annab, kehakeelega annab palju ära teha, et siin viimased aastad minu karjääris sisendati mulle välismaa treenerite poolt või meile, siis meeskonnana kogu aeg, et juba see asi hakkab pihta seal, ütleme soendusest kuni siis selle hetkeni, kui sa lähed sinna vahetult enne avaville, kui sa seal koridoris oled, et ei seisa seal õlad lontis ja pea norus, vaid et siis vaatad kõrvale, kus seal on Haalandi-sugused vennad, ega nemad ei seisa niimoodi. Nad tulevad sinna koridori, tullakse juba niimoodi, et rind on kummis ja õlad taga, et sealt hakkab see pihta, aga eks see on natuuridest ka kinni, et ega iga inimene, ma ei tea, Eesti liigast näide Maxim Podelužin, kui ta ei hakka sul seal, karjääri lõpuni, tema ei hakka sul seal rusikatega vehkima väga hullusti, kui ta mingit spaaget teeb. Aga jah, et selle asja on Henn ja tema meeskond
me kasutame siin kogu aeg N ja tema, tal on ju tegelikult seal taustal ju veel väga palju inimesi, kes teevad, ma ei julge öelda, et palju rohkem ajaliselt tööd kui peatreener ise, aga ka on ju ülimalt olulise tähtsusega seal tiimis, et on teinud nagu head tööd sellega ja see paistab silma ja tõsiselt oleks vaja, et me suudaksime kõik selle jutu nagu formuleerida ka tulevikus tulemusteks. No ma arvan, Hennul ja ta meeskonnal on nüüd päris palju tööd juures, vaadates, kui hästi tegelikult osad mängisid, just see kaitseliini osa. Et me muretsesime küll, et Tamme ei ole, Metsa ei ole ja nii edasi, aga tegelikult ju Saliste mängis üli hästi, Larsen mängis ju parem kaitses üli hästi, et Kuusk, Baskotši, et eile jättis kaitseliin nagu kõige parem mulje tegelikult väljakul, et see, mis mängu nagu Baskotši tegi tegelikult seal Haalandi ja nende teiste vastu, et müts maha, et Kuusk ka samamoodi nagu mingi hetkel tegin nagu mängust märkmeid ja mingi hetkel lihtsalt kirjutasin, et Kuusk nagu igale poole jääb ette lihtsalt. Kogu aeg, kui mingisugune plokk oli, ikka oli tema see, kes seal kuidagi oli mingi X-asendis, jäi pallile ette ja Baskotši samamoodi see julgus, kuidas ta seal palliga ka oma kastis nagu justkui võtab riske, aga tegelikult on kõik kontrolli all ja tuleb sealt ikkagi rahulikult välja ja kuidas ta seal mulle väga meeldis see vastus, kui küsiti selle rünnakule tõusu ja selle peallöögi kohta, mis Sapineni õlas seal postis lõpetas, et kas see oli ka nagu mingi kokkulepitud asi, mis Baskotši, ei, see oli freestyle. Esiteks, kes küsis, kas see oli kokkulepitud asi? Seda ma ei tea, ma ei olnud juures selle, aga Tabloo reporter. Tabloo reporterit ei olnud vist teile kohe. Võin öelda, sellised asja jalgpallimeeskonnas kokku ei lepita, jalgpalluril ei pea meelde tuletama, et kui sul 20-22 peal on jalg vaba ja ühtegi meest eespoole, et siis võib peale ka lüüa. Ei keskkaitse üldiselt ei tõuse sinna 20-22 meetri peale. Kui astud eest ära, siis tõustakse. Ükskõik siis, kes see on. On see Tõnis Vanna või Baskotši. Et sellisel hetkel kaotus, siis tuleb hakata nagu riski võtma ja siis võttiski riski ja peaaegu oleks ära tasun. No aga see on ju ainult tervitatav. Nagu päris kaua ei olnud ju sükseid mängijaidki meil väljakul, kes võib-olla võtaksid selle riski. Klaavan oli meil ka päris kaua väljakul seal, kellel meeldis täpselt sama asja teha. Ma mõtlen siin viimastel aastatel. Mis see Klaavan mängis siin eelmine aasta alles. Jah, aga Kuuse juures ka nii kahju tegelikult, et selle Norra ainsa värava puhul ta üritas seal keskringis vea teha. See jäi lihtsalt natuke aeglaseks. See oli just päris läbiv nagu teema selles mängus, et me üritasime nagu keskväljal neid vastasid maha võtta, aga me ei jõudnud lihtsalt järele. Tundub, et see oli ka asi, mis oli pärast esimest mängu ikkagi oli ka koondise laagris läbi räägitud, et esimese mängu näidete põhjal. Et võt sellepärast ongi need vahepeal tundub see nagu koomiline, kui me näeme, et nagu, räägime tippjalgpallist, ma ei tea, siin Sergio Ramos või asjad, kui nad sihukestes olukorras olid, nad lõidki selle palli näiliselt süütust olukorrast lüüakse see sinna Santiago Bernabeu mitte 3. ritta, vaid 30. ritta. Täie jõuga ja nii tugevasti kui tuleb. Ja siis nagu vaatad, et mille jaoks on seda, sul on 3 meetrit vastaseni ja kedagi pole juures, aga et mingis olukorras tehakse niimoodi. Spaagesse minnakse niimoodi, et lendab tükke. On need enda tükid või vastase tükid või kohtuniku tükid, seal ei küsita. Ja siis nüüd oli eilses mängus oli nagu näha, et siin puhtaks löömise, need nüüd tribüünile või metsa löömise pallid, et need olid konkreetsemad. Need vigasid Sapineni, see keskvälja viga oli see... See, kui ta lõpus kollase võttis või? Kas see oli lõpus või? Ta võttis kollase, võttis konkreetselt selle... Shane ei saanud kätte, Palumets ei saanud kätte, siis tuli Sapinen ja... konkreetselt tõmbas vist või hüppas jalgadesse. Superkollane kaart selles suhtes, et see oli väga vaja võtta. Need ongi need asjad, et seal oli sellele tähelepanu pööratud, see muutus suudeti mängu viia ja siis selle esimese värava puhul tõesti, et seal kes Baskotši astus välja või? Baskotši oli see, kes lõpus jäi 1-2 vastu. Siis oli Kuusk, kes seal läks. Kuusk oli see, kes astus välja. Selles olukorras ta ei saa nagu, kui sulle tuleb nii-öelda otse vastu, tuleb vastase ründa, siis sa sinna ei saa muidugi korgid ees põlvedesse hüpata. Ühe korra saad mängus. Et seal on, aga tegelikult on ka selles olukorras on võimalik minna niimoodi, et tükk lendab ja et sa saad maksimum kollase kaardi. Et on võimalik niimoodi minna.
no selles olukorras natuke oli ebaõnne ka, et see pall sealt niimoodi kuidagi tobedalt põrkas täpselt neile ette ja tekkiski nagu see 2-1 olukord, kusjuures Baskotši ka, sul on Ödegaard ja Haaland tulevad, kuidas käituda, eks ju, et aga ta suutis seal pea külmana hoida ja üli lähedal tegelikult ju oli selle, tegi superblokki tegelikult selle Haalandi löögile veel, eks ju, et see pall läks seal, sama sentimeetrite mäng, mis sa rääkisid, oleks see pall natukene kõrgemini põrganud sinna värava katusele, meil oleks, praegu me ei räägiks sellest põhimõtteliselt, või räägiks, kui super Baskotši selles olukorras oli, mida tegelikult oli ka, tal lihtsalt ei olnud midagi enam teha seal lõpuks, et seal võib-olla need teised mängijad natukene tuleb nende otsa vaadata, kui seda kordust ka vaadata, et seal mõned mehed jätsid natukene jooksmise pooleli. Kuusk oli lõpuks ju see, kes sinna värava joone juurde jõudis. Kes juures selles olukorras, kui nagu Ödegaard sai palli ja hakkas 2-1 minema, oli Kuusk vist Kuuse ja Baskotši vahel oli vist 3 sinist särki veel tegelikult, et Kuusk oli ikkagi kõige lähemal vend, kes lõpuks jõudis selle, et teised seal ilmselt, ma ei tea, kas sa ei osanud oodata, see pall niimoodi võib sinna lahtiseks jääda või kuidagi, või on varem võib-olla Haalandi neid rünnaku lõpetamisi näinud, et arvasid sealt nagu mingit varianti enam ei ole, aga seal mingisugune väike kahetsus võib-olla nende osas võib sisse jääda. Aga jah, ma vaatasin seda Ödegaardi ja see on, üldse vaatasin seda mängu ja seal, me peame nii palju energiat on ju siin panema ja vaeva nägema ja nagu retsilt pingutama ja keskenduma ja kõik see iga olukord Haalandi vastu, kus seal meie keskkaitsjad olid, nad peavad absoluutselt 100% seal igas olukorras terve 90 minuti vältel kohal olema, et mitte nagu lolliks jääda. Ja samas nagu vaatad sellele mängule peale ja kuidagi seal tipptasemel, need marginaalid lähevad väiksemaks, aga kuidas nagu need väiksed asjad nagu mõjutavad seda mängu ja mängupilti ja seda individuaalset meisterlikkust toovad välja, kuidas kasutasid ka eile kõik norrakad, kasutavad nagu üliosavalt seda oma keha nagu palli kaitsmisel, et neil on palju keha ka üldiselt. Neil on palju keha, aga hästi nagu õigetel hetkedel selles mõttes, et sa ei saa läbi inimese minna ja palli ära võtta ja seda nagu see jääb silma nagu tipptasemel jalgpallis, kuidas ütleme, kui sa jääd natukene, tekib sul mingi see mõttepaus või mõte saab otsa, siis nagu kasutatakse oma keha kilbina ja võidetakse see läbi see sekund või 2, et teha see õige otsus palliga. Et kasutatakse käsi, kasutatakse õlgasid, kasutatakse kogu korpust. Et see oli üks asi, mis mulle silma jäi ja selle Ödegaardi juurde tagasi jõudes, et see äge mängija, see Ödegaard on siuke, kuidas ma ütlen, nagu ilus vaadata või ta mängib nagu ilusat jalkat niimoodi kuidagi kraatsiliselt, aga samas on nagu hästi mõnus oli teda vaadata ja siuke ehe playmaker, päris palju rünnakuid Norral käis läbi tema ikkagi. Ja siukse ilusa puhta kuidagi puutega, et hästi keeruline kuidagi sõnadesse panna, aga mulle tõsiselt meeldis see vend. Ödegaardi puhul ma arvan, üks miinus on, mida tegelikult eile oli ka näha, et vahepeal need siuksed pool vasturünnakut ta tegelikult veidikene võtab tempot välja nendest ja siis ta jääb palliga liiga kauaks, et seda on ka ta klubimängudes päris palju näha. See on mingi Arsenali fänn. Jah. No siis mõttes pall liigub kiiremini kui ükskõik milline inimene. Nii et meeletult kiitust saime norralastelt tegelikult eile. Stolle Solbakken laulis seal Osiannat Eestile mänguajärgsel pressikonverentsil, natuke oli isegi naljakas nagu kuulata, et vau, et selline nagu kiitus tuli sealt, kokkuvõtlikult ta rääkis ju sellest, et Eesti asetab oma, see oli tema tsitaat, et Eesti asetab oma mänguga lati väga kõrgele ja kui nad suudavad nüüd selle plaani ära teha, siis see on nagu väga, siis me võime jõuda väga kaugele sisuliselt, eks ju, et kui sina, mida ta ilmselt mõtles sellega, eks ju, on see, et me tahame palliga seal väga mängu ise. Jaa, aga meid on kõik siin kiitnud ju. Saksamaa ju jalgpalliliit kiitis ka meid. Top filosoofia. See oli hoopis teine, see oli Karl Voolaid ja vist oli ju vist. Reimiaga ju. Kus see käis läbi, et me oleme Euroopa mingi... See oli pärast mingit Saksamaa mängu, aga minu arust see oli... Kas see ei olnud äkki Voolaidi lepingu pikendamise pressikonverents või? See, mis oli A. Le Coq Arena mingi foees toimus miski. Kuskil on ajus hoopis mingi siuke asi. Oli, sakslased kiitsid. Ei no, mõtlengi, et lihtsalt seal ju Baskotši ütles, et Sander Berge pärast mängu pani käppa viskas, ütles, et seal top player on ju, et aga Henn õnneks ka pressikonverentsi ütles, et nagu pilvedesse ka ei saa nagu tõustud, me kaotsime tegelikult, eks ju.
ja see ongi, et 0 punkti, enne Iisraeli mängu ma rääkisin selle ülekandes ka sellest, et ikkagi praegu me vaatame tabelisse, me oleme hetkel teisel kohal, enne Iisraeli mängu me olime teisel kohal, ülitähtis mäng selle Iisraeliga võtta see ära, oled seal, samal ajal ju hoidsime silma peal Norra Itaalia mängul, kus ma Salamisi hoidsin seal Norrale põhjalt ikkagi, et Itaalia jääks sinna allapoole, oleks sealt 6 võtnud, on ju. Me ikkagi tegelikult ju mängime tabelis, võistleme nende teiste riikidega. Et kõik on ilus ja värki, aga me ei saa sellest maiust ei jagata, kahjuks. Aga võib-olla pikemas jooksus jagatakse. Mitte praegu, jah, me ei saa punkte, aga võib-olla nagu öeldakse, et siit on hea edasi minna. Me oleme eluaeg lähme, et kuidagi on vaja neid, aga ongi need, jõuamegi tagasi nende minu mainitud sentimeetrite ja paari spaagenina, et sellel tipptasemel need lõpuks need jäävadki nende me räägime alati, et jäävad väikeste asjade taha, mis siis väikesed asjad, mis saavad suureks mängu tulemuse mõistes on ja. Et need jäävadki lõpuks sinna. Aga kui ikkagi selle sammu edasi juurde tagasi tulla, siis see, kuidas ikkagi selles koondise aknas need mängud olid ju hoopis teist nägu tegelikult kui eelmises akendes, ka Henni käel, kus me ju lasime siin vahepeal regulaarselt endale 30 korda peale lüüa ja Jürgen Enn, Karl-Jakob Hein pidi väravas tegema mingid imetegusid, et see skoor nagu viisakas hoida. Siis tegelikult kummaski mängus ju Hein tegelikult ei paistnud silma tõrjetega ja seda kõige paremas võttes. Seda ei olnud vaja. Ma ei tea, kas ma eksin, aga see kahe mängu peal oli ülipalju neid keskkaitsete löögiblokeeringuid. See oli nagu karjus näkku, et neid jäädi ette ja see hoidis selle statistika ilmselt kõvasti viisakama, nagu mingi vahe ikkagi läks see ju kolossaalseks. Need löökide arvud meie värava suunas, seal juba statistiliselt ei ole tõenäoline, et niimoodi on võimalik punkte koguda. No seal jäädi ette, seal isegi viskuti ju ette, mis näitab ka mingisugust sükest iseloomu ja tahet. Sa võid ju hästi positsioneerida, aga samas ette viskumine on ju ka ikkagi... Ma mõtlen, kui ma lihtsalt meenutan näiteks neid Rootsi mänge, siis Rootsi nagu tuli meie kaitsinist läbi ja küsimus oli palju nad löövad, on ju. Et siin Norraga eile oli ju tegelikult, lõpuks oli küsimus, kas nad saavad võidu kätte. Me lõime posti, me lõime latti, norralised said ka seal ühekorrast, Märten Kuuse enda peast. Tundus küll, et Haaland oli jälle seal aktsioonis. Kuidagi seal kummaliselt põrkas vastu posti, aga see selleks, et see selleks, nad lõid posti, me lõime lõpuks posti. Sai tegelikult öelda, et norralised pääsesid reaalselt. Sellepärast, ma jõudsin pärast mängu, läksin pressikonverentsi ruumi, mis siis omab ühisseina norraste riietusruumiga. Ja päriselt nii kõva nagu võidumööret ja seda trummeldamist vastu neid kapi uksi seinasid ma pole ammu kuulnud, see oli nagu päris suur kergendus, mis seal tegelikult oli. Ja seda oli väga väljaku peal ju näha, et lõpus oli ikka nagu siuke põlvil laskumine. Seda väravatähistus rääkis ise enda eest, on ju, et kuidas seal varumehed koos Hollandiga ja terve meeskond tuli kokku. Ja seal on veel lisaks tegelikult see, mis Norra puhul on praegu peamine asi, et mitte, et me ei saa teist võitu kätte, vaid me oleme valiksarjas nagu 4-4 praegu võtnud. See oli see, miks ilmselt oli see kergendus nii silmnähtav, et nemad ikkagi rihivad seda finaalturniiri ja ütleme, palju neil siis mäng on jäänud Norral? 4 mängu on peetud ja siis see tähendab ju, et meil on ju 5 tiimi alagruppiseks on jäänud. Poole peal. Et selles võtmes oled täpselt poole peal, seis on hea, pinged kasvavad samamoodi. Et me ju oleme olnud sarnases olukorras, et see on täpselt sama nagu see, paned Eesti meistrivõistluste raamidesse selle, kuidas, ma ei tea, lähed võõrsile mängima mingi sellise, ütleme, ma ei tea, Tartu Tammekaga võõrsile mängima, et 4 vooru enne lõppu, et oled Levadiaga või Floraga või kus iganes meeskonnas sa mängid, oled tasapeli, et +1 peal näiteks, et siis ju, paberi peal jah, peaks kõik korras olema, aga lähed sinna, seal hakkavad mingid teised mängud, et ega see sellel tasemel käib samamoodi. Lihtsalt auhind on vähe suurem. Norral nüüd 3 kodumängu ka järjest. Moldova, Iisrael, meie, see võõrsil mäng saab küll täiesti teistsugune olema.
kui see Norra saabas ennast plaannud 3 kodumängu. Moldova, Iisrael, Eesti. Sealt nagu alla 9. Otseselt nagu just 9, no ma arvan, nad ootavad, et ja kui sa 9 sealt ära võtad, siis suure tõenäosusega, või ma ei tea, kas suure tõenäosusega, aga väga võimalik, et sa oledki juba alagrupi võitnud, kui Itaalia kuskil komistab. Mis praegu tundub isegi pigem tõenäoline. Näiteks alagrupi areenal. Ja isegi kui Itaalia ei komista, siis oleme päravate vahest lõpuks, et võib-olla sul on olukord niimoodi, et kui sa 0-4 ei kaota võõrsil Itaaliale, siis on ikka kuiva jalaga kodus, et no ei, seis on hea, neil ja meie oleme siis, mis sul tabel ees, kus me langesime teiselt kohalt 4. No sa ikka vaatad see. Ei miks sa ikka vaatad? Muidugi ma vaatad, sa vaatad ju ka seda ikkagi lõpuks. Itaalia on 9 punktiga Norrast maas praegu. Itaalia on... Kui sa tabelit vaatad? Itaalia on 2 mängu vähem pidanud lihtsalt. Meil on Itaaliaga sama palju punkte. Täpselt. Võtame selle kaasa siis. Jah, aga edasipääsu lootust no meil ei ole. Tänases seisus enam ei ole. Reede lõunal veel oli. Ühesõnaga ma mingi postitust nägin, et meil oli 0%. Ei, reede lõunal ei olnud 0%. Reede lõunal oli meil 2 mängust 1 võit ja sõidame. Okay. Mingeid mõtteid, märkusi veel, ma ei tea, koosseisu või mängijate kohta, Baskotsist natuke rääkisime, kuulsid ka, Patrick Crystali puhul mulle nagu tohutult meeldib see, kui nagu mingisuguste natukene kergelt mänguväliste asjadega nagu nii hästi silma paistab, see sama mingisugune võistkonna kaasa tõmbamine. Ja rahva kaasa tõmbamine. See, kuidas ta nagu ka need behind the scenes videod, kuidas ta nagu on seal 17-aastane poiss seal mingite 30-aastaste vahel, viskab nalja, on nagu oma jope juba täiesti ammu juba, eks ju. Ja see, kuidas ta nagu mingisuguseid selliseid väikeseid asju, inglise keeles öeldakse shithauseri selle kohta, eks ju, leiab niisuguseid väikseid asju, millega mingisugune väike eelis saavutada võib-olla. Ma ei tea, kui palju seda tähele panid, kui Iisrael sai penalti, eks ju, siin nüüd, siis kohtunik seal seletas teiste mängijatega, Kristel vaikselt läks sinna seda penaltipunkti üles sonkima, on ju. Seal läks mingit tõmblemiseks. Seal pärast läks tõmblemiseks ka, kui Iisraellased avastasid selle, on ju. Aga alguses oli niimoodi, et Kristel põhimõtteliselt oleks peaaegu saanud pääsen nagu selles suhtes puhtalt, et võib-olla Iisraelased poleks ka tähele pannud, et keegi seal tegi ja siis olekski seal mingisugune mättasse löök tulnud. Seal Iisraeli koondislastega ei maksa seal väga põrgata vist. Seal ma enne mängu vaatasin, seal ikkagi, enne mängu oli see, kes koosseisu ei saa, need istuvad seal tribüünil. Pingi taga. Ja alguses, kui soendus vist käis, siis oli tribüün tühi. Otse selle kommentaatori puldi alla tulid siis Iisraeli koondises need, kes koosseisust välja jäid 6 tükki või. Kohe oli juures ikkagi see... Saada. Oli kõrva, mingi turvaherra Airpods korda 2. Ja siis ma pandi sinna, nagu, kus nad tavapäraselt istuvad nagu rahva hulgas. Sinna tavalise tribüüni peale, siis ma vaatasin, et siuke ilge turvane, sest kui nad ju A Le Coq Arena juurde nende buss tuli, siis oli ka see ju, ala nagu USA president, et kohe oli kilp ümber tehtud. Siis ma vaatasin ka, et istuvad rahva seas, aga siis mängu ajaks olid ikkagi sealt ära koristatud, see Mossad vist ei teadnud, et siin on tavainimesed, siin on piletid ka müüdud nagu ümber ringi. Siis ma mängu ajal nagu pulli pärast vaatasin, kas on seal, aga ei olid ära läinud. Ma ei tea, kus nad siis toimetati kuskil looži äkki igaks juhuks. Isegi päev enne, kui neil oli ju mängueelne trenn, siis mul oli mäng seal Nike Arenal. A Le Coq Arena esine oli ikkagi väga palju oli neid politseibusse, mingi politseikoerad igasugust, et see oli päris huvitav vaatepilt isegi. Jah, aga siis ma jällegi, pikk tee on minna, et ma vaatasin neid pilte, kui Norra koondise Eestisse tuli. Tulid lihtsalt sealt, kus tavainimesed tulevad ja sealt tunnelist tulid ja sealt... Vipist ei tulnud, ütleme nii. Nad tulid tava uksest, on ju, seal ei olnud midagi eraldatud, seal mingid inimesed ju jooksid sinna Aalandi juurde kohe ja siis nad tulid sinna trammiga sõitsid siia ja... Ei, buss ootas seal, aga seal piltide pealt nii palju, kui ma vaatasin, siis ikkagi Eesti turvameestel oli tükk tegu, et seal mingisuguseid vähe tulihingelisemaid fänne eemale peletada. Lennujaama tramm sõidab praegu üldse või? Vahepeal ei sõitnud ju, seal oli see suur ehitus, see terminali ehitus, see siiamaani kestab ju, ma ei tea, kas trammid sõidavad seal.
ma käin, kui lennujaamal vaja minna, siis ma jalutan. Aga siin, et selles mõttes, et ma mäletan, kui me käisime näiteks, siis ma vaatasin, et Norra koondis läks sinna, nad peatusid Hiltonis. Siis ikkagi mindi tagant sinna Hiltoni taha, seal on mingi tavaline väike uks, kus buss sõitis sinna ukse juurde, sealt oli paar meetrit uksest sisse, et nad neil läinud peauksest. Aga siis ma meenutasin ka, et näiteks tuli kohe konkreetselt meelde see Wembley'l käik või Inglismaal käik, Inglismaa koondisega mängisime, siis me oleme niisugune nende mõistes kääbusriik, läksime sinna, peatusime seal mingis hotellis, on ju. See oli see mingisugune Wembley põhimõtteliselt kõrval. Ja Wembley, meil hotelli aknast oli Wembley näha. Mingi siuke koht oli ja siis, aga kuidas see kõik mängule läksime, siis samamoodi ei läinud mitte peauksest või ei läinud nagu peafujeega, meid esiteks oli igal korrusel oli turvamees, on ju, liftiga läksime alla, siis oli turvamees jälle vastas, kuidas oli juhatati meid sealt, ma ei tea, läbi põhimõtteliselt mingi kaubakäikude ja köökide tagant uksest ja siis tagant uksest välja minnes oli veel nagu, seal muidugi inimesi nagu hullupööra ei olnud seal kogunenud. Jürgenseni autogrammi. Mõned olid, on ju, lihtsalt huvi pärast vaatasid. Aga ikkagi oli nagu eraldatud nende aedadega ja siis kuidas nagu, kuidas asja nähakse. Ja siis ma vaatangi, et siis Haalandid ja Ödegaardid tulevad Tallinnast mööda seda, mis see galerii on seal lennujaamas. See, kus hästi palav on, kui päike paistab. Et on veel vaja veel harjumist. No see on Norrast enda valik, ega see on ka Iisraelist enda valik, et nad selle turva on nagu nii karmiks ajanud. See käib nendega ju igal pool kaasas. Seal kas Toomas Vara rääkis, et isegi mingid tüdrukute võrkpalli noorte koondised. See on iga spordivõistkond, ükskõik kas on noored, vanad mehed või naised, iga spordivõistkond on väga-väga turvatud riik. Ja see on juba aastaid niimoodi olnud ja nüüd on alles natukene siis vunki juurde keeratud pärast seda eskaleerumist. Kas see oli 72 ja München või? Kui seal olümpial see pommirünnak oli Iisraeli koondis. Alates sellest ajast siis? Ma eeldaks jah, et äkki sealt alates siis on nagu seda tõsisemalt võetud. Ja ilmselt on ka põhjust, sest siin meie mängu eel oli ka ju seal mingisugune väike Palestiina meeleavaldus oli, mis oli registreeritud meeleavaldus Al-Gauka Arena juures ja mis möödus nagu väga, väga rahumeelselt kuuldavasti, et seal mingisugust need inimesed ise mängule ei tulnud, näitasid oma plakatid ära, näitasid oma meelsuse ära, läksid laiali. Oleks võinud ikka mängule ka tulla. Oleks rahvast rohkem olnud. Ja siis ju see Taasat käidi otsimas. Jah, kus see nagu... See oli päris huvitav. Ehk siis nii palju, kui me teame sellest Eli Taasa, eks ju, Moskva Dinamo kangelane. Mänguajalisel pressikonverentsil toodi ka, talt küsiti küsimusi selle kohta, nagu talt ikka on alati küsitud. Minust kui juba võõrsil mäng oli, siis ma natuke nagu Googlesin, uurisin selle kohta, ta nagu väga tihti peab nendele küsimustele vastama, eks ju, koondise juures olles. Tal on need vastused valmis mõeldud, ta siin ka ju rääkis rahulikult umbes, et ta on väga õnnelik, et saab seal mängida ja varem on rääkinud, et see oli isiklik otsus, see raha, mis ma sealt saan, ei olnud võrreldav selle muude pakkumistega, mis mul olid ja ma kindlustan oma pere ära sellega, et ma mängin seal nii edasi, eks ju. Eesti koondisesse ilmselt ei võeta. Oli varem seda öelnud? Ja varem juba. Eesti koondisesse ei võeta meil ühtegi Moskva Dinamo mängijat, ma usun praegu. Aga Iisraelis on teised, ma tea, arusaamad, teine kultuuriruum on ju, neid asju tunnetakse seal teistmoodi. Nende jaoks probleemi ei ole. Ja siis hiljem tuli siis välja, et Eesti politsei oli üritanud minna siis Iisraeli hotelli, et selle mängijaga natuke vestelda. Tema arusaamadega natuke põhjalikumalt tutvuda. Põrkusid. Aga jah, väidetavalt oli siis ootamatult selgunud, et mees on trennis ja politsei siis selle peale oli... politseinikud ütlesid, et ma ei hakka ju trenni teda järgi minema. Nagu oleks võinud ju ära oodata või... see ei tundu nagu eriti tõsine, kui sa ei oota pärast ära või see oli nagu mingisugune kuidagi mingisuguse näituse pärast võib-olla. Ja mida sa nagu räägid ka siis? Mida see nagu... Ma ei tea, minu jaoks jättis küll nagu väga veidra mulje sellest nagu selline halva maigu suhu isegi, et mis sa nagu teed? Mida sa siis räägid, aga mis see nagu... Küsid. Selgitud, et siin meie riigis on... Meie riigis on nii, jah, aga nagu see selleks, aga spordivõistkond, sportlane, seal tulevadki eri taustaga inimesed kokku, et kas meie tahaks, et kui me läheme nüüd kuskile
ma ei tea, Iisraeli mängima näiteks, Iisraeli praegu kohapeal ei mängita või kohapeal seal ei mängita, eks ju, rahvusvahelist jalgpalli, aga et meie võistkonna mängeid hakkab mingisugune politsei hakkab seal üle kuulama või mingisugustel analoogsetel teemadel, et kui sa lähed sinna ja ütled midagi, lähed Iisraeli mängima ja ütled midagi seal valesti, siis ma usun küll, et seal võidakse ka sugu vestelda, ma eeldan. Ei ütleme, et ma ei tea, Iisraelil on mingisugune on vaenujalal mõne riigi, kes toetab Palestiinat, eks ju, ja mõni Eesti koondisena mängib seal, küsitakse seda, et kas sul ei ole häbi seal mängida, ja siis ta ütleb, et ma ei tea, ma olen väga õnnelik, et kas see on siis nagu põhjus, miks võtta ma kujutan, et seal riigis jäditakse asjad niimoodi, et siis järsku ei saa üle piiri see riiki sisse. Mida see Eesti politsei aga nagu mida Eesti politsei selle infoga nagu teinud oleks, kas ta ei oleks siis mänginud järgmine päev või nagu ma ei tea, veider. Mul oli nagu kummaline mulje sellest, ma saan aru, seal võib-olla taheti mingisugust jõudu näidata ja Eesti nagu riigimeelsust, aga ma ei tea, valige oma võitlusi lihtsalt võib-olla. Aga see, et temale pühendatud plakat kästi UEFA poolt maha võtta, see häbiväärne. Selle taustal on kuulda, et see oli tegelikult mingisugune 15-20 minti üleval, eks ju, selle mängu alguses, eks ju, kus kes ei ole näinud, siis Taasa nimi oli mingil voodilinale tehtud siis niimoodi, et see T-täht oli siis Moskva Dinamo täht ja siis see üleni oli nii-öelda justkui nagu verine oleks see plakat, eks ju. See oli seal fännitribüüni kohal rippus mängu alguses üleval, mingi hetk see võeti maha ja selle, muidugi vist oli ka, UEFA-lt oli tulnud nagu, UEFA inimestel tihtipeale tulebki sellisel puhul, et igaks juhuks nagu korjake kõik maha, mis võib nagu kuidagi mingi solvav olla, aga taustal ma tean, et sellel nagu ikkagi lasti nagu natuke olla, et sellega ei tegeletud niimoodi, et me nüüd läheme liiga kiiresti. Ütleme, jalutati rahulikus tempos ja rahumeelselt võeti. Kus need UEFA inimesed teavad konteksti, võib-olla olid Taasa fännid seal. Taasa on suur maasikамoosi sõber ja natuke moosi peale. Dinamo logo. See juba ju ütleb ka kõik ära, et see mingisugune 10 aastat Eesti fännitribüüni lippunud lipp järsku ühes mängus oli probleem, et Euronoored on ka UEFA-sse jõudnud. Jah. Aga see nii väga oleneb lihtsalt sellest konkreetsest delegaadist, mis on, ma ei tea, tema mingisugused arusaamad ja asjad, et kus just selle sama Palestiina meeleavaldusega, sellega oli ka olnud, seal oli olnud mingisugune silt, vist oli Fuck Israel ja siis Iisraeli S, siis oli niisuguste kandiliste S-idega tehtud ja kes oli UEFA delegaat oli äkki sakslane olnud, kes oli siis üsna, ütleme, oli tugevalt tema mingisugust närvi puudutanud see S-täht seal, aga seal seletati ära, et siin on kõik on okei ja Eesti politsei on asi on kontrolli all, siin ei ole midagi väga sellist, mis oleks Eesti seaduste vastu ja siis oli see olukord nagu rahunenud ja pealegi see oli nagu staadioni kõrval, mitte staadioni. Ja siis kõige selle taustal ikkagi Patrick Kristalil oli nii palju asju seal, et läks seda penaltipunkti seal surkima. Võõrsimäng on ära peetud juba, siin rohkem ei tule võib-olla äkki lähiajal kohtuda, samas ma ei tea. Iisrael ju langes B-liigasse, eks ju, nad ei saa meiega rahvuste liigas ka kokku minna. Näed, kuidas Patrick Kristali teemast jõudsime suure ringiga. SS-ini. Jah, igatahes Patrick Kristalil tõeliselt kiitus see liigutus, mis ta seal Iisraeli vastu tegi, kus ta kahe mängija vahelt sealt läbi puges. See oli nagu selline, mida nagu ammu ei ole Eesti mängijate esituses, Eesti koondise esituses A. Le Coq Arena'l nähtud, kus tõesti inimesed tõusid püsti ja võtsid peast kinni, et mis siis nüüd see oli. Ja see oli ju eilne mäng, kus ta posti lõi. Iisraeli. See oli Iisraeli mäng. Mõtlesin juba, et segamil läksid, aga jah. Eile lõi Baskotši posti ja Sinjavski lõi latti. Sappinen lõi posti. Tema nimel oleks värava läinud. Oleks jah. Seal on ju erinev, see on, ütleme, oma värava puhul ja OG puhul ja siis löödud värava puhul on need reeglid nagu erinevad. Aga Kristal kindlasti oli üks, kes individuaalselt oma aktsiid ikka tohutult tõstis selle aknaga. Ja võib-olla mingisugused kahtlused kummutas sellega, et mis seal Saksamaal nagu teeb kuskil noortes, on kuskil nagu mitte põranda all, aga natuke nagu silma alt ära, et kas ta seal ikka areneb, aga tundub, et areneb. No eks loodetavasti kindlasti areneb. Ta mängib seal U19. U19 on seal tiimi nimi.
ta rääkis ka sünnipäeva, eks ju, et tal on, seal on Kölni võistkond on määranud neile vist 5 mängijat, keda peetakse nii-öelda potentsiaalikamateks, et neil on niisugune oma mentor seal, kes siis hoiab neil kätt vajadusel seal ja tegeleb nendega kogu aeg. Et, aitab ja saab nõu küsida ja mis iganes. Just, et seal plaan on olemas. No seda on hea teada, et Köln ju ka tõusis ju Bundesligasse järgmiseks soojaks. Ja. Ilmselt Kristali mänguaja mõttes võib-olla ei ole kõige parem uudis, aga samas kui sa sinna esimese seskonna murrad, siis on juba Bundesliga uks lahti. Jah, sest kuidas seal see süsteem Saksamaal on, aita nüüd mind järgi. Seal ju Tuubel... Tuubel on natukene vist nõrgema tasemega just, kui see on niisugune, kus nagu on niisugused ülejäägid, et talendid tulevad ikka U19 nagu otse esindusse või? Et pigem ma ei tea, kas järgmine hooaeg on see reaalne või see plaanis kindlasti võiks justkui olla. Ennekõike tuleks tal ennast sebida sinna või saada kõigepealt sinna, ütleme, treeninggruppi esindusmeeskonda. Pole ju praegu, ma saan praegu ei ole tulnud nagu nooti, et oleks kas või mõnedki korrad nädalas käinud esinduse trennis, nagu me mäletame ju, kuidas kas Karl Jakob Ein käis Arsenali trennis ju. Jürgens käis ka. Mõned korrad nädalas. Käid kes Fulamiga, jah. Et mõned korrad nädalas kutsutakse siis sealt reservmeeskonnast esindusse appi. Nagu see meil siin Eestiski käib ju tegelikult. Just nii. Nii et sellised mängud siis 0 punkti tabelis on ju ja laiutame käsi, aga tegelikult minu meelest ikkagi see emotsioon kokkuvõttab siis see areng, see julgus just kuidas seda palli liigutati ja ise ka mängiti, mitte ei istutud seal 90 minutit kaitses ja ei loodetud seal, et äkki lüüakse mööda, vaid oldi proaktiivsed ja tehti ise ka kõvasti möllu. Jah, aga meil on endiselt ees veel, nagu siin Eiti mainis, Norra võõrsil, Itaalia võõrsil, need Itaalia kodus. Ma räägin võõrsilmängudest esialgu, et seal on väga kerge tuleb, et seal peab nagu see keskendumistase ja õnnestumise protsent ja vigade õnnestumise protsent veel kõrgem ja ebaõnnestumiste protsent on vaja veel madalamaks saada seal võõrsil, et midagigi loota või näha. Üks küsimus lihtsalt, kui meil tuleb Karol Mets nüüd tagasi, eks ju. Jube rasked valikud ikkagi. Baskotšit nende mängude pealt sa ei pane ju enam äärekaitsesse. Või paned või? Ma arvan, see on Hennu ja tema tiimi probleem, mida mõelda. Sest Kuusk, Baskotši, Mets, kõik on tegelikult ju väärivad selgelt, on Eesti 11 parema mängija seas hetkel. Aga ma ei tea, Baskotši seal keskel oli ikka nagu niivõrd hea minu jaoks, et siin ei ole isegi küsimust, kui Joonas Tamm on terve, siis Baskotši mängib. Selles mõttes, et koondise treener ikkagi tal on kuskil mälusopis on see, ütleme, viimane koondise mäng ka, aga tegelikult ju rohkem määrab seal see, kuidas sa selle nädala jooksul esined trennides, kuidas sa oled mänginud koduklubis, mis esitused sul seal on, mis positsioonil sa seal mänginud oled, et rohkem mõjutab seal ilmselt seda otsust see, mitte see, et nüüd kuidas keegi juunis mängis, et olenemata sellest, mis ta nüüd selle perioodi aja vältel kuni septembrini, 5. september on meil järgmine mäng Itaaliaga võõrsil, et olenemata sellest, mis ta koduklubis teeb või kuidas tal seal läheb või kuidas seal mängib, et on kindlalt põhis, et siin ikkagi on nii palju muid muutujaid sees, et niimoodi lihtsalt selle põhjal järeldusi teha on nagu ennatlik, et tubli, see aken pandi kinni ja siis nüüd hakkab uus periood mõnes mõttes. Ühte meest me veel maininud ei ole eraldi Joosep Saliste versus Aleksandr Sõrrat, teile ikka päris äge vaatamine ja Salistel ilmselt võis päris hea tunne sisse jääda seal pärast mängu. Jah, mängu ajal mõtlesin ka, et Paide versus Atleetikud päris põnev, et Saliste, ma arvan, selle aknaga ju, eks ta tõstis ka oma aktsiaid päris suurelt, et see Iisraeli mänguks, aga Norra mäng, tõepoolest oli ju ikkagi tasemel ja ta nautis seda kõike ja ta oli alati õigel ajal õiges kohas ja lülitus rünnakutele, kui oli vaja, et vägev. Jah, aga ta paneb ikkagi selle
sinna kohale selle mängija, kes naturaalselt seda kohta nagu igapäevaselt mängib. Sügisel võib-olla on Sinjavski juba selleks. No ta ju Norra mängu lõpus oli. Me nägime, kuidas see asi lõpeb, kui nagu üritada leiutada mingeid asju, Äberli puhul siis, kes nagu kuidagi tahtis liiga palju neid seda noodiraamatut ümber mängida ja nüüd kavaldada. Enn on ju suhteliselt konkreetselt ikkagi, ta siukese, käid nüüd. See oli, kas oli sisuliselt esimene selline, kui ta pani käidi pani sinna paremale äärele mängima. No ta põhjendas seda ka pärast, et ta teadis, et Norra väga palju hakkab mööda meie vasakut äärt tulema, et seal on oluline, et seal oleks pigem selline keskvälja tüüpi mängija ääre peal, kes siis nagu oleks võimeline seal keskele töötama, et kuna seal parema ääremängija tuleb tal tuleb väga palju tegutsedes väljaku kesk. Aga suures pildis on ikkagi kasutab nagu ütleme, äärekaitseid ja rundes ründajaid. Just nii. Tõmbame sellele teemale siis hetkel joone alla. Heiti, sina käisid reedel Iisraeli mängu päeval hommikul siis kruiisiterminalis või? Ma ei tea, pandi tööle. Ehk siis Klaavani konverents kes see tööle pani? Raul või? Näita näpuga. Näitame, Raul paneb inimesi tööle või? Lase olla. Suveaeg. Kuidas siis oli? No ma ei tea, kust alustada. Ei, tegelikult see oli põnev ja isegi tänuväärne üritus, et sai kuidas siis nüüd öelda, sai päris palju näha nagu selliseid edulugusid, just nende erinevate Kesk-Euroopa liigade näitel, oli ka ju lõunanaaber külas, kellega sai ühe artikli tarbeks räägitud, et see osa oli siuke põnev, võib-olla, mis see nagu miinuspool oligi see, et siukest võib-olla arutelu ei tekkinud, et kuidas võib-olla, ma ei tea, Poola või Läti isegi näitel, mingisugused eduloo jupikesed endale siia Eestisse võtta ja neid nagu kasutada. Et seal oli küll Toomas Vara ja tema mingid kamraadid olid seal nagu rääkimas, aga seal on sellist, et võtame sellest mingist esitlusest selle mingi asja kaasa ja proovime kodukamaral nagu katsetada, et igaüks pidi natuke ise võib-olla mõtlema, leiutama. Eks see nõuab ka kindlasti rohkem aega ja süvenemist ja mõtlemist, et päris mingit 5-päevast seminari ei andnud teha praegu. Seda küll, et ma olin ka seal esimese poole, seal kui hakati neid jalkahäkki mingeid esitlusi tegema, et seal kumas läbi see AI ehk tehisaru asi, natuke ei võib-olla mulje, mis ka see žürii ja isegi Ragnar Klavan mainis, et pakuti küll välja iga võib-olla siukse probleemi lahendusena AI-d, aga ega AI ei lahenda kõike, et sul on vaja ka neid inimesi, kes seda oskavad kasutada. Aga ei, seal oli ka väga nagu siukse põnevaid esitlusi, mulle täitsa meeldis üks sotsiaalmeedia esitlus, kus ka nii-öelda toodi välja, et ega tegelikult ju meie premium-liiga klubid ei kasuta ära sotsiaalmeedia siukest mõju, jah, täpselt. Et kõik need sponsoreeritud reklaamid, kõik see osa, et ka need mängupäeva postitused, neid võiks kuidagi, ma ei tea, juba mitu päeva ettepoole mõelda ja kõik see osa, et kokkuvõttes oli põnev ja võib-olla natuke venis. Et üks ettekandja luges ka kõik slaidid maha, mis tal olid tehtud, siuke põhikooli ajad tuli meelde, et slaidi peal oli mingi mitu lauset 1 punktina ja siis ta luges need kõik maha, et see oli huvitav. See pole nii hull, kui ma kellegiga ma just muljetasin mingitest kooliaegadest, mul oli põhikoolis oli õpetaja Tiiu Tirman ja siis temal oli ta õpetas, miks mulle ajalugu esiteks on nõrk külg ja teiseks nagu ei ole kuidagi läbi elu sellist huvi pakkunud. Tema õpetamismeetod oli, aasta siis võis olla, ma ei tea, mis põhikool 2000 kandis.
87 sündinud, eks ju, noh. Jah, 2000 seal kindlasti. Ja siis tema reaalselt nagu päris tõsiselt ajaloo õpetamine käis niimoodi, et olid need suured tahvlid 3 osaga, on ju. Keskel oli see suur lai osa, siis ääres oli väiksem osa. Ja nad vist käisid kokku ka, aga tunni ajaks oli see lahti tehtud. Ja nad ei olnud rohelised, vaid olid tumedad, mustad. Tänapäeval on miskipärast rohelised ja väiksemad. Aga siis ajaloo õppimine käis niimoodi, et Tiiu Tirman ta oli siuke vähe kogukam õpetaja. Ja siis tal oli pala tihti ja siis hakkas sealt ülevalt vasakust nurgast hakkas kirjutama mingit teemat. Ja siis kõik ülejäänud 25 õpilast nagu vorpisid selle lihtsalt maha. Nagu ilma naljata terve tunni ta lihtsalt kirjutas. Ja siis, kui ta jõudis alla paremasse nurka, ehk siis terve tahvel oli täis vorbitud. Ei, siis ta hakkas otsast kustutama, siis ta kustutas nagu küünarnukiga või niimoodi nagu selle käe osaga, siis ta hakkas nagu otsast ära kustutama ja siis, kes ei olnud jõudnud seda kirjutada, siis ta oli päris kiire kirjutaja. Siis jäi ilma lihtsalt ja niimoodi aastast aastasse. Igasugused esitlusmeetodeid on olemas. Aga tulles konverentsilt jõudsime nüüd kuskile. Tulles konverentsilt, siis ei, sükseid asju võiks, ma arvan, rohkem olla, et lihtsalt see mingisugune arutelu koht võiks tekkida. Ma ei tea, seal võib-olla lõpupoole, kui need Eesti klubid esindajad olid, ma ei tea, mis seal räägiti, et sel ajal ma juba rääkisin Krivoneksiga sellest Balti ühisliigast, et Markus, mis sa sellest Balti ühisliigast. Mõttest arvad üldse? Balti ühisliigast. No eks siin on plusse ja miinused. Kõik on ju, ma olen päri nende plussidega, mis on välja toodud, nii-öelda taseme tõstmise mõistes, konkurentsi mõistes. Aga samas teiselt poolt jälle, sama nagu siin juba mingites teistes saadetes on välja toodud, et Eesti inimesele, pealtvaatajale, jalgpallivaatajale, ilmselgelt pakub, me võime arvata, et pakub vähem huvi see, ma ei tea, Liepajaga mäng kui Paide ja Kalju omavaheline mäng, et pluss see nagu minu jaoks tänasel päeval enam ei ole risk, et mis praegu ametis olev president on välja toonud, et kui me seda, kuidas selle nimi oli, Balti liiga oli meil, Balti liiga. Tol ajal siis oli seal seda kihlveopettuse värki. Ma selle nagu tänasel päeval juba julgeksin kuidagi... See on konkreetne põhjus, miks see praegu ilmselt ei ole teema. Üks on see, et need Balti liiga mängud toona vist kõik ei olnud ju ülekandega. See ilmselt ju oleks, kõik mängud oleks ülekantud, üks asi. Teine asi, mis on põhiline asi, see Balti liiga, mis toona toimus, see ei olnud ju mitte mingisuguse asja peale, ei käinud seal mängu, see oli lihtsalt au ja kuulsus. Ma ei tea, kas mingisugune väike auhinna summa võib-olla oli, mis tähendas seda, et sul tegelikult sportlikult olid need mängud tühjad. See oli algus, oli see niimoodi, ma mäletan, et minust liidud maksid lennukipiletit kinni, me käisime siin ju Lätis, Leedus, käisime ju lennukitega lennukiga kohale, hotell mängima tagasi, et aga kõige suurem nagu miinus selle juures on see, millele kindlalt ükski klubi siin ei taha väga, ma julgen arvata, et mitte ükski Eesti klubi ei kirjuta alla, on see, et meil eurokohad ju kaovad ära. Selle Krivonitši plaani järgi vist ei kao ikkagi ära. Aga mis mõttes? Mina kuulsin seda sellises versioonis, kus nad jagavad... Kas sa ei lugenud seda? Ei, ma seda ei lugenud. Seda alguses nagu spekuleeriti, et need eurokohad justkui kaovad ära või need 4 euro kohta siis jäävad selle Balti liiga peale, mis siis vähendaks seda üle nii-öelda Baltikumi, et Baltikumil on... 4 kohta jäävad Balti liiga peale, jah? Jaa, aga Baltikumil on ju kaob ära meil. Eestil 4, Lätil 4, Leedul 4, ehk siis 12 tükki, aga siis oleks 4 terve Baltikumi peale. Algus räägiti niimoodi, aga see Krivonitši plaan ju ei ole tegelikult selline, eks ju. Vaid seal on ikkagi, et see koduliiga jääks nagu alles ja koduliiga põhjal jaotatavad need eurokohad siis. Aga lihtsalt osaliselt see võistlus oleks siis seotud ikkagi selle Balti liigaga. Ehk siis lihtsalt korra see üle käia. Ehk siis sul on 10 korda 3 liigat, eks ju, 30 liigat. Kõik mängivad kõige 2 korda läbi, 18 vooru, eks ju, ehk siis peaaegu see, mis meil praegu on Premier Liigas seis, eks ju, meil on praegu vist 15 vooru mängitud. Selle põhjal siis kõikide riikide esinelikud läheksid siis mängima nii-öelda seda Balti liigat. Tagumised kuuikud mängiksid omakorda veel äkki 2 korda läbi või? Jah, aga oma riigi siseselt. Oma riigi siseselt, eks ju. Ehk siis neil tekiks veel 10 mängu juurde, 28 mängu ja sealt tuleksid siis, või ütleme,
nemad on praegu siin, esinelikud lähevad omavahel kokku, mängivad ka kõik äkki 2 korda läbi siis veel või? Jah, aga vist mitte oma riigi, vaid Läti-Leeduga siis, okay. meie vaatest. Jah. Ehk siis sealt tuleks 16 mängu juurde või? Seda on liiga palju, ei ole? Ei, vist ei ole. Ehk siis tuleks niimoodi ja siis selle, mis sealt see seis jääb siis lõpuks, selle 12 võistkonnaga Balti liiga pealt, seal ongi kõige tugevam Eesti võistkond saaks siis selle nii-öelda Eesti meistritiitli, kõige tugevam Läti võistkond saaks Läti tiitli ja nii edasi. Ja siis eurokohtades vist oli meil mingisugune play-off variant, et selle tagumise kuuiku esimene koht saab siis mängida 1 euro koha peale play-offi selle esineliku viimase kohaga. Nüüd on uus mõte tal, et need, kes Eestis jäävad 3., 4., nii-öelda seal Balti liiga Eesti mõistes 3., 4., lähevad kokku siis Eesti-sisese 6., 7. Jah. Või kui keegi saab läbi karika euro pääsme, et siis 8. koht. Okei, midagi sellist. Ei, 5., 6. versus 3., 4. Jah, 5., 6. just, mitte 6. Ja kui läbi karika keegi saab, siis saab see 7. võimaluse. Ehk siis just kui iga koht loeb, aga mis ma enda peas mõtlesin... Kas UEFA-l on ka siin mingi sõnaõigus, et UEFA ütleb, kindlasti on. Unusta see ära, et kui te tahate teha ühist liigat, siis te saate 4 kohta ja siin võite igasuguseid asju mõelda. Ei, kindlasti on. Ja siis on see teema maas. Aga vastased teisel juhul on see, et me, nagu see oli, et kui me see Balti liiga oli, siis ju me käisime seal duublitega lõpuks mängimas, et meil tulid suvel euromängud. Sportlikult olid mängud ju tegelikult tühjad, seal ei olnud midagi mängus. Sõprusmängud. Ehk et võib-olla kõige suurem küsimus on see lihtsalt, et praegu seisuga minu jaoks vähemalt, et see on väga suur nagu tundmatusse vette hüppamine. See Krivonitš küll räägib, eks ju, vaata, sa küsisid ka, ma palusin sult isegi küsida, et kui meil Kossu Eesti-Läti liigas on ju konkreetselt see oli mu endal ka. Et Eesti klubide omavahelised mängud, see on palju suurem publiku huvi kui Eesti versus Läti klubide omavahelised mängud, eks ju. Jah, seda on ju kõik need korvpalliskeenes sees olevad inimesed öelnud nii teleülekannetes, veebiülekannetes kui publiku numbrites saalis. Miks siis jalgpallis peaks teistmoodi olema? Krivonitši vastus oli umbes, et aga ma arvan, et on. Ta ise ütles, et ta ei vaata ka korvpalli, et sealt oli enam-vähem vastus juba käes ka. Ta on veendunud, et Flora Žalgiris meeldib rohkem inimesi kohale kui... Eks ta on natuke siuke, natuke hõljub pilvedes ka selles mõttes. Lätlastel on võib-olla natuke lihtsam rääkida ka, sest neil neid ülipikke sõita ei ole. Kas sõidad üles või sõidad alla kaardi peale. Eesti ja Leedu on see, kes räägivad, kui siin Vilniusest peaks Tallinnasse sõitma või reisima, et see läheb päris kalliks. Oletame, kui UEFA isegi lubaks sellisel asjal nagu juhtuda, siis ma ise mõtlesin ka võib-olla seda, et kui ei oleks konverentsiliigat, siis võib-olla tasuks kaaluda seda varianti. Aga kui meil on konverentsiliiga olemas ja on võimalus, et Eesti klubi sinna jõuab, siis sellel ei ole ju väga mõtet. Lisaks see veel see tundmatuse kohta hüppamise mõttes, et mingisugust reaalselt nagu käega katsutavat suuremat sponsortulu või mingisugust telehuvi justkui ei paista tegelikult sellele asjale hetkel kuskil taga olevat, et see on nagu, kõik on selle Krivonitši nagu selline suur jutt ja ma loodan, et nii saab olema, et selle pealt nagu hakata lööma neid A-liigat, Virsliigat, Prem-liigat, kõiki nagu kuidagi katki, kõik on ju enda seda brändi ju ehitanud siin viimastel aastatel üha tugevamalt edasi. Veitsuke Euroopa Superliiga vibe on juures sellel. Selles suhtes, kui sa kuskil paberil seda teed või mingis FIFA mängus, siis see muidugi nagu on näge, et sa saad nagu palju vahetuma ja iga-aastasema võrdluse nagu Eesti, Läti, Leedu klubide omavahelisest seisust ja nii edasi, aga nagu reaalne elu on ikkagi natuke teistmoodi. Aga sellele ilmselt keegi ei vaidle vastu, et loomulikult sportlikult spordimees vaatab ja mõtleb ja ilmselt see ka nii oleks, et sealt saaks tummisemaid mänge, seal oleks, ütleme, nende Läti, Leedu top 4-ga mängud oleks ju arendavad. Nad oleksid ilmselt edasi viivad, kui mängitakse, ütleme, täie tõsidusega ja võistlusmomenti oleks ka sees, et selle vastu ju ei saa vaielda. Aga kõik see muu pudru-mudru sinna ei taha nagu järgi tulla. 2023 pärast 18. vooru Premium liigas sinna oleks saanud Flora, Levadia, Tallinna Kalev, Pärnu Vaprus. Mis on Kalevi ja Vapruse motivatsioon seal mängida? Mingi RFS-i ja ma ei tea, Žalgirise ja Riia FC vastu. Mängida eurokohtade peale või?
või miks neil ei peaks motivatsiooni olema? Tänasel päeval siis praegu pooleks Levadia, Flora... Paide jääks alla. Paide jääks okei, aga... Narva ja Kalju. Aga mis motivatsioon oleks olnud toona Kaljul ja Paidel mängida siis selle viimase kuvikuga? Sa mängid euro koha peal. No, ma ei tea. Mis motivatsioon Paidel praegu seal 5. No aga mis Eesti karikast saab ka, või sealt Eesti karikast saab ka Euroopasse, siis jääb see Balti liiga üldse ka. Me oleme sellest Balti liigast nagu jahunud tükk aega, mulle tundub küll praegu, et nagu siin ei ole, selle mõttel nagu reaalseid jalgu ju ei ole all hetkel. Teeks kas või, ma ei tea, mingi karikasüsteemis. Nendele klubidele, kes ei mängi näiteks eurosarja põhiturniiri. Teeme kõigepealt oma liigat korda siin. No, see ka, jah. Teeme toote korda. Sellest tootest on ka palju räägitud, eks ju. Mis siis hetkel nii-öelda vajak on? Kõik on rääkinud sellest, et see toode ei ole piisav, aga ma ei ole nagu kuulnud neid reaalseid sisulisi argumente, mis siis nagu teistmoodi peaks tegema või Kellelt sa neid kuulnud ei ole? No ütleme, peamiselt on tulnud see, eks ju, Klaavani tiimi inimestelt, et kes sellest on rääkinud, Kuno Tehva on siin väga palju sellest rääkinud, see toode ei ole piisav, Veiko Veskimäe on sellest rääkinud, Klaavan ise on sellest rääkinud, aga ma ei ole nagu selles suhtes aru saanud. Mis Jalgpalliliidu seisukoht on siis? Jalgpalliliidul ei ole vist seisukoht hetkel. Ei ole piisav või on piisav? Jalgpalliliit ilmselt ütleb, et me oleme teinud suuri edusamme, me oleme üha rohkem panustanud, see 2,1 miljonit, mis siin läheb iga aasta, et see läheb justkui asja ette, ilmselt on inimesi, kes oskaks või suudaks seda raha võib-olla paremini kasutada, aga lihtsalt, mis siis nagu nii palju teistmoodi tehtaks või mis need reaalsed sammud on, kuidas seda raha teistmoodi jagataks või millest see nagu panustaks rohkem. Seda ma tahaks nagu rohkem võib-olla kuulda või teada, selle asemel, et rääkida nagu seda, et see toode on kehv ja mis te teete sellega siis? Toode kui selline. Visuaal on siis kehva või? No, ma mõtlengi, et mis see nagu kokkuvõttes on, mida see kõik endast tähendab, see toode kehv, et kas see tähendab nagu ainult formaadi ümber mängimist, et meil tuleks ka mingisugune play-off? Eks ta hõlmab, ma eeldan toode kui selline, kui me räägime jalgpalliliigast, siis kui me hakkame seda nagu telejaamadele maha müüma. See hõlmab kõike, ma ei tea, staadioni visuaalist kuni mingite logodeni ja muude brändinguteni, ma eeldan. Pluss siis sportlik pool seal, ma eeldan, et ma muidugi ei tea, millest ma räägin. Väga kihvt on alati rääkida asjast, mida sa ei tea, aga tootest kui sellisest, ma ei tea, mõtled väga talupoja mõistusega, siis see on ka ju toode, mida see hõlmab ju endas, ma ei tea, müüki, tootmist, turundamist, väljanägemist ja kasutajasõbralikkust. Milline reklaam? Ma eeldan, et see peab kuidagi niimoodi samamoodi klappima jalgpalliliigast rääkides. Aga ma tahakski teada, et mis siis nagu need reaalsed sammud on, mida tehtaks teistmoodi, et selle asemel rääkida, et meil on nagu siit asi ja tehke paremaks või peame paremaks tegema. Kuidas või mille poolest siis on? Seda võib-olla tahaks lihtsalt rohkem kuulda, et see ei ole ju halb, kui me arutame selle üle üldsegi mitte, et kas meil toode on kehv või ei ole, aga kui seal nagu praegu seisuga nagu ei ole minu arust tulnud nagu mingid konkreetseid lahendusi, millega seda nagu paremaks tehtaks. Eelkõige on vaja paremaid jalgpallereid. Okei, sellega läheb aega, ütleme nii. Tõele auandusega, Premium Liiga tootena ju on oma väärtust tõstnud aastatena. Viimast aastalt selgelt on, eks ju. Okei, ma olen nõus, see visuaal mingitel kunstmuruväljakutel on tõesti kole. Ma vahetati ära. Ja see tegelikult see võrdluspilt oli ju nagu päev ja öö ja nagu ma ei tea, Kuressaare see kunstmuru staadion on ju pikalt räägitud, et see kaamera võiks olla teisel pool, et siis oleks vähemalt tribüüni näha, mitte seda autobaasi ja Pärnus samamoodi, Pärnus õnneks planeeritakse ju seda tribüüni, et teeks selle visuaali natuke ilusamaks, et see mängutase ju, see oleneb ka ju nii väga aastakäikudest, üleminekutest ja nii edasi, aga mängutase tegelikult, selles osas on kõige viimane asi, mis nagu minu meelest selle toote juures nagu oluline on, et kas me nüüd mängime sel tasemel nagu praegu, kas me mängime natukene nõrgemalt, seal ei ole suures plaanis vahet. Inimesed tulevad vaatama, nad ei tule vaatama mängutaset, nad tulevad vaatama ju muid asju, nad tulevad nende mingisuguste narratiivide pärast kohale, a la Kossus Tartu versus TalTech, eks ju. Et seal me ei räägi ju sellest, et need mängutase oleks natuke veel paremalt, siis oleks natuke veel rahvast olnud. Et see ei ole see, mille pärast nagu inimene kohale tuleb. Aga see on ju omavahel seoses, mängutase läheb paremaks, siis tekib vähe
pingelisem olukord ja meil on siin paari aasta tagusest on ju näide ju olemas ju, kui vähemalt selle aasta lõikes mingid pundid suutsid sellist taset hoida või saavutada sellise tase, et olukord või need liigatabel oli ju ühtlasem. Aga põhjus oli ju selles, ma ei tea, kinnita või lükka ümber, aga selle üle me võimegi vaielda. Tiimid andsid järele, need tagumised tegid võib-olla natukene üle oma võimete. Viska faktid siis, kuidas sa seda faktiliselt ütled, et need andsid tasemes järgi? Kas me Euroopas jõudsime kuhugi too aega? Aga siis oli publik tribüünidel ja mis asja, jõudsime ju. Ei jõudnud. Selles suhtes, et seal oli ju üks nagu tõesti vaidled vastu sellele, et too hooaeg 2023, eks ju, kui Kalevi jõudis 3. kohale ja Vaprus oli seal ka euromängu konkurentsis, kui Paide kukkus kuskil täiesti sohu ära. Ma ei taha üldse midagi vaielda, ma lihtsalt ütlen, et see tekitas jalgpalli pealtvaatajatses rohkem huvi. Aga seda ma räägingi, et see ei tulnud sellest, et tase oleks kõrgem olnud, vastupidi, tase oli madal. Kellegi tase oli just kõrgem ju, kui nad saavutas kõrgema koha, siis järelikult oli tase suhteline tase oli kõrgem, aga absoluutne tase ei olnud kõrgem. Kõrgemasse matemaatikasse. Ei, tegelikult oli niimoodi. See ei olnud ju, sellepärast ei olnud see hooaeg pingelisem, et meil oleks tase järsku kõrgem olnud ja nüüd eelmine hooaeg oli madalam järsku, vaid tase oli sellepärast pingelisem, et tase oli ühtlasem. Tallinna Kalevi tase polnud tollel aastal siis kõrgem kui sellel aastal. Said 3. koha, see aasta nad kukuvad välja. Tol aastal nad olid kindlasti tugevamad kui praegu, on ju? Nii. Mis argument see on? Ei olnud sama tasemega olid. Me jääme siia vist. Olgu see Premium liiga hea või halb, ta on meie enda koduliiga ja seda peab toetama, peab nautima, mis on meile antud ja ma ei tea, aitab vingumisest. Ja me võikski nagu ennem saada selle liiga nagu veel ägedamaks, veel suuremaks, veel nii rahaliselt sponsorite poolest pealtvaate huvi mõistes kui ka tulemuste mõistes, et enne kui hakkame siin mingit üleriigilisi või üleregioonilisi neid liigasid, see on vähemalt minu arvamus. No seal konverentsil mulle jäi nagu kõrvuga see, et need Kesk-Euroopa edulood, need tuginevadki sellele, et on nagu panustatud inimressurssi, et sul ongi mitu inimest tööl, meil on võib-olla klubides üks inimene mitme asja peal ja ta teeb ka nagu selle sükse miinimumi ära, saab oma palga kätte kõik, aga ma oleks vaja rohkem inimesi, kes pingutaksid ja seda just kui toodet nagu tõstaksid selle väärtust. Aga võt sellist asja ongi ju tegelikult mõnes mõttes natuke tunnen mina ka puudust sellistest asjadest, et me arutaks nende asjade üle. See on ju praegu viimase selle poole aasta jooksul on need arutelu teemadeks saanud. Just nagu avalikkuse ees ka, eks? Avalikkuse ees ja siuksed asju, selles mõttes, et 10 inimest tulevad kokku, seal ju võib ju igasuguseid mõtteid, see on ka ajurünnak, on ju, et siis nii pahatihti mingid asjad saavad ägedamaks, paremaks, rumalad ideed pannakse laualt maha, et niimoodi see on üks võte, kuidas ka nagu mingil moel edasi liikuda, ükskõik siis räägime me, ma ei tea, kohtunike koolitusest või Premium liigast. Oli siis kõlakoda või? Ma ei tea. Kõlakoda, ma ei tea. Vähemalt midagi tehakse ja see, nagu me rääkisime, seda lubati ja mida lähemale valimised, seda rohkem on siin igasuguseid asju tulnud. Debatt ei tulnud. 9 päeva. Debatti ei tulnud, aga räägime sellest, kuidas seda nimetad, kartellileping. Ma tahtsin seda kõlakoda enne puudutada korra. Ott Järvela on siin saanud, eks ju, vastu Paide jalgu päris kõvasti just kui selline Pohlaku leeri esindaja, me nägime ka, meil oli ka siin portaalis oli küsimus, et keda eelistad Pohlaku või Klaavan, oli vist 10-90 oli umbes häälte jaotus lõpuks, eks ju, mis seal protsentides oli. See kõlakoja arvamuslugu. Oota, mida te küsisite?
isegi no lihtsalt, mis asja? Isegi 91.9. 91.9. Meie portaalis lihtsalt on tavaline küsitlus üleval. Lihtsalt Ott Järvele, kes on positsioneerinud ennast selgelt ikkagi sellise Klaavani kriitikuna, on saanud päris palju, ütleme sellist viha selle kõlakoja arvamusartikli eest. Olete lugenud seda kindlasti, ei ole? Ehk et ma nagu korra tahaks öelda, et kui palju ta siis nagu reaalselt tegelikult valesti ütles selles arvamusartiklis, et mulle tundub jube palju on sellist hästi nagu lihtne on seda kritiseerida, seda lugu, vaatad, jälle Pohlak Järvela või Järvela tututamas, ma ei tea, Pohlaku pasunat nii edasi. Aga tegelikult, kui me 9 päeva pärast saame vastused, et tegelikult ongi niimoodi seis, nagu kogu aeg siin räägitud, et suurusjärg 70-30, natukene siia või sinna, ja Pohlak võidab, eks ju. Siis tegelikult tulebki välja ju, sisuliselt ongi see kõlakoda, Klaavanil on mingisugused enda inimesed, kes seal ka konverentsil käisid. Ma saan aru, et see klubide ring tegelikult ei olnud, see oli väga lai, kes seal oli. See oli peamiselt ikkagi olidki ju Klaavani enda need inimesed, need klubid, kes on Klaavanile toetust väljendanud juba. Kedagi niisugust, et Aivar Tiidus oli selline, kes et tema ka siin, aga ei olnud siuksed, et keda ma ei arvanud, et ma näen. Et oli lihtsalt nagu mitmetest klubidest, keda ma teadsin, et ma võin seal näha. Ja pluss see avalik arvamus on nagu väga osavalt, eks ju, praegu pööratud ikkagi väga-väga selgelt Klaavani kasuks. Ja see lihtsalt see kõlakoda on, aga lihtsalt mingil hetkel tekib tunne, et see kõlakoda on lihtsalt nii suur, et see mis sealt välja jääb, võib-olla see on mingi hetk sealt väiksem lihtsalt. Et see võib-olla avalikkuses kindlasti niimoodi, aga jalgpalliklubide sees ei pruugi see niimoodi olla. Tahaks uskuda, et hoolimata kõigest on nagu asjaga seotud inimeste jaoks oluline ikkagi see, et meil see väike poiss, kes läheb jalgpallitrenni, tal on unistus, et tal oleks normaalne keskkond, et meil oleks teadmised, võimalused ja konkurentsivõimeline liiga ja treenerite tase, et meil areneks jalgpall kui selline, et keegi ei tee seda ju loodetavasti mitte mingil muul eesmärgil kui nagu siirast soovist aidata ja parendada Eesti jalgpalli, et me oskaksime lõppkokkuvõttes käib see kõik see asi selle nimel, et meil oleks hunnik inimesi, kes oskaks lüüa paremini, oleks tugevamad, oleks kiiremad, mängiks paremini jalgpalli. See on nagu see, seal kõige lõpus on ju see asi, et me tahame seda teha. Et muidugi see on omamoodi kihvt on kõik see ümber sellega ja kõik see, need poliittehnilised võtted ja mis iganes, aga lõppkokkuvõttes me ju tahame saada paremateks jalgpalluriteks. Ja mainisid seda kuulsat kartellikaasust, mis see on päris ohtlik sõna, mulle alati meenus sellega mis see on see? Väga halvahindeline sõna või kõlaga, hirmsa kõlaga. On ja, mulle meeldib ka see narkose, see narkokartell. Täpselt võib-olla sellepärast ongi, et see käib nagu selliste väga pahade eesliitidega koos. See on väga jõuline sõna. Aga olukord on siis selline, et ikkagi Konkurentsiamet on menetlust algatanud, meil ei ole mõtet siin nädal hiljem ilmselt seda kogu kaasust ümber jutustada, aga päris huvitav olukord, mis sealt lõpuks saab, sellepärast, et mulle tundub, et need jalgpalliklubid ise ei ole ilmselt kordagi mõelnud selle peale, et seda võiks kuidagi niimoodi tõlgendada. Ja ma sain et seal ju asjaosalised ise ka mõtlesid, et alguses ka ei osanud isegi ju sellele dokumendile või mis iganes see asi oli niimoodi peale vaadata, aga mina vaatasin seda ka, et see mängijate või see laste üleminek, eks seal on nagu positiivseid asju siitpoolt, sealtpoolt ja negatiivseid asju samamoodi. Et see on vaja korda saada, see on vaja kuidagi paremaks saada. Üleminekute süsteem ja see summade. See, et jällegi, et mul on viimase poole aasta jooksul 2 tuttavast lapsevanemat tulnud ja nagu tõsimeeli ei saa aru, et mis paganama trahvi tema peab maksma oma 14-aastase lapse teise trenni mineku eest, nagu siiralt pole aru saanud.
ehk siis see on jälle see arutelu koht, kus noh, tuleks kõik osapooled kokku viia ja arutada, et milline on see kõige õigem, et me see, meil on igasuguseid argumente, et siin lähiriikides ju ei ole neid tasusid ja et mis ta siis on, et see ei ole ülemineku tasu, et see on mingi registreerimismaks, et kui sa ei maksa, siis sa ei saa ju meistrivõistlustel osaleda. Aga nüüd konkreetselt selle dokumendi juurde minnes, mis seal lekitati või lekkis siis ajakirjandusse või mis ajakirjanike käsutus on, siis seal see vajab küll kulme kergitama, et töötajad ei tohi ka nagu liikuda. Ja minul jäi ka sealt silma, et just, et okei, noormängijateks võib-olla see, ma ei tea, kas seda saaks kartellilepinguks nimetada, kuna nad ei ole ju, see ei ole ju töötajate liikumise piiramine, sa räägid noortest jalgpalluritest, kes käivad ei, me räägime lastest, kes käivad trennis. Me räägime lastest, kes käivad trennis. Just, no igas vanuses põhimõtteliselt, eks ju, seal oli ju tegelikult oli vist täiskasvanuteni välja ju, seal ei olnud ju piiratud, et ainult noormängijad. Ei no see lepingu, see oli veel jah, töötajad, klubi töötajad ka. Ja aga klubi töötajad ka, see on juba nagu punased lipuks, see on tugevalt õhus, ütleme. On või? Ei no see on ju, see ei ole ju, ma isegi ei oska kuidagi seda kirjeldada, seda nagu seda olukorda või see on ju täitsa ju mõistusevastane välja, siuke kirjapanek siis või? No jah, aga seal ilmselt põhjus ka, miks seda varem ei olnud ju kuskil ühegi klubiga kirjalikult tehtud, nagu Pohlakut siin ise ju ütles, et suusõnalised lepingud on, Levadiaga on siin kehtinud, võib-olla mõne klubiga veel. Klaavan väitis, et talle on ka pakutud on ju midagi sellist. Ja aga Sergei Golovsimson ju läks Levadiast tööle Florasse. Ei noh, aga see oli... okei, et seal see oli endine tööandja peab lubama, siis võid minna. Kas ta läks otse ka üldse või? Kas ta vahepeal ei olnud... Linnaametis Pärnus äkki või? Vabakent nii-öelda jalgpalli mõistes. Et see selleks, aga see kokkuleppega ei tähenda seda, et mitte kunagi ei või ükski inimene liikuda kahe klubi vahel, vaid see peab olema lihtsalt mõlemapoolselt nagu ta proov olemas. Kui endine klubi lubas, jah, ehk siis aga tegelikult nagu siin advokaadid järjepanu võidu siin väidavad, et siis tegelikult midagi nagu ei päästa ja ei päästa vist ka see, et sellel dokumendil ei ole mis tahes juriidilist jõudu, see lause seal dokumendi sees, eks ju. No nii on. Kui selline on arusaam, selline on kokkulepe, siis nii on, et mitte... Aga see muidugi see kokkulepe või see hea tava kokkulepe ei takista teoreetiliselt tegelikult seda sama asja tegemast, lihtsalt see ongi selle nii-öelda hea tahterikkumine siis. Tahterikkumine, see on ju ka väga kõrges äritegemises on ju tegelikult olemas siuksed asjad, mis pannakse töölepingusse sisse, et neid nimetatakse kuldseteks käeraudadeks, et ma ei tea, Swedbanki Eesti juht, kui tal leping lõpeb, siis järgmised 2 aastat sa ei tohi panganduses samas sektoris, samal ametikohal töötada, see paneb ju samamoodi vana tööandja piirab seda, aga see on tasustatud, kas seal on konkreetse summana või siis me maksame sulle järgmised 2 aastat palka edasi. Et see on niimoodi reguleeritud, aga jah, et kellegi suva järgi, ma ei tea, sina tahad minna, ma ei tea, kus sa tahad minna tööle? Delfisse, Õhtulehte, Postimehesse, ERR-i. No ütleme ühe lihtsalt, sa tahaksid minna tööle ütleme R. No ütleme R, ja siis, kes siis peaks lubama? Et mina olen näiteks siis juhatuse liige Soccernetis. Ja siis mina nagu otsustan, kas sa nagu võid sinna minna. Ja sina räägid siis Rivo Saarnaga, et selline juhtum on, et mitte ei ole niimoodi, et Rivo Saarna tuleb sinu selja tagant ja teeme salalepingu ära. See on ju, tegelikult see oli nagu päris üllatav see asi, mis seal oli, et just et tänapäeva Euroopas ja Eestis. Noorte üleminekud asutust rääkides, ma olen kuulnud ka, et Jalgpalliliit tegelikult plaanib seda asja ikkagi kardinaalselt üle vaadata. Ma ei tea, kui palju seal muutma hakatakse. Sa tõid ka välja, et mitmetes lähiriikides tegelikult need sellised summad ei kehti. Lapsevanema vaatest ma saan täiesti aru, et... Nad vist üldse kuskil siin ümberringi meil ei kehti, nii palju kui ma aru. Lapsevanema vaatest ma saan täiesti nagu aru, et kui sa maksad tegelikult ju kõik kinni. Me räägime 11, 12, 13 aastast lastest, 11 on vist... Alates 11. Ja vanasti oli kusjuures 9, eks ju. 9 aastane laps mingid tõsteti seda.
ehk siis praegu ei pea enam. Aga kui sul ongi 12-13 aastane laps, kes käib trennis, sa maksad iga kuu, ma ei tea, suurusjärk 100 eurot seal mingit kuumaksu, eks ju, sa ostad kõik varustuse ise, sa maksad kõik turniirid ise, mis see klubi panus sinna mängisse siis tegelikult on, rahaline null ju. Klubile on see tegelikult ju plussprojekt, sa võib-olla oskad täpsemalt ju. Ei, ma ei oska, ma ei ole üheski noorte jalgpallikoolis töötanud. Aga selles mõttes minule, ma ei tea, kus ma olen selle siin välja öelnud, et see, et klubid ütlevad, nad investeerivad nendesse noormängijatesse, siis tegelikult see ei ole, see on panustamine. Nad panustavad. Investeering on ikkagi see, et sa üritad investeeringust päris suurt tootlust saada. Klubid ise ju ei maksa kinni seda. Ei no, lapsevanem maksab kinni. Sul on äge noor, et ta käib meil tasutrennis, me maksame ise tema eest kõik kinni, et temast saaks kõva mänge ja me saaks mingit ülemineku tasu temast küsida. Ei ole ju niimoodi. Jah, mina olen oma peas ka mõelnud seda niimoodi, et siis kui klubi tahab, kui reegel on selline, et võib küsida seda ülemineku tasu, seal see hakkab siis kõige esimene tase on siis vist 900, siis on 1800, 2700, 3600 maksimum, mis sa võid seal vist siis 16-17 või 17-18 küsida. Et ja lapse vanem ostab selle litsentsi sinna jalgpalliliidu, kus ta nõustub ka nende reeglitega ju nii-öelda. Aga see koduklubi või see noorte klubi, siis minu arust see on põhjendatud, on selle ülemineku summa küsimine, kui ta nagu reaalselt nagu näitab, et ma olengi panustanud sellesse noormängijesse. Ma ei tea, maksnud varustuse kinni või iga aasta üks reis, välisreis, välislaager, mis iganes, et nagu reaalselt nagu midagi saadud, mitte niimoodi, et lapse vanem maksab kõik putsa paeltest kuni reisideni ja treeneri palgani ja väljakuni ja siis veel kuskilt peavad midagi juurde maksma. Ma ütlen, see tundub täiesti absurdne ja ma saan sellest probleemist täiesti aru. Jalgpalliliit on ise toonud välja, et 97% tegelikult selles vanuses noorte üleminekutest toimub ilma selle ülemineku tasuta. Eks mitte mingit probleemi ei ole, lähevad tasuta inimesed üle, ma ei tea, kolivad, tahavad lihtsalt kuskile teise trenni minna sõprade juurde. Paljud nendest mängijatest ju ei ole mingisugused... Kolimine on vist nagunii erisus. Ole sa kui talendikas tahad. Ole kui talendikas tahad. Siis ilmselt ei ole ikkagi ju erisus. Kui sa kolid Lasnamäelt Õismäele ja tahad, ma ei tea, FC Tallinnast minna kuskil Nõmme Kaljusse trenni, siis see vist ei ole ju ikkagi... Jah, aga ühesõnaga praegu on selline olukord, kus ütleme klubi A... Aga lihtsalt väga suur osa nendest mängijatest ei ole sellised mängijad, kellel oleks nagu perspektiivi jõuda mängijaks, kelle eest mingi tulevikus, ma ei tea, hakatakse, kes hakkab profimängijaks, kes mängivadki lihtsalt lõbu pärast, kes käivad jalkatrennis, mitte selleks konkreetselt, et kuskile jõuda, vaid neile meeldib jalgpalli mängida. Ja nende eest ei ole ju, nende eest praegu ka ei küsita ülemineku tasu klubid nagu selles suhtes käituvad mõistlikult. Et ma ei tea, kui mõistlikult nad käituvad. Mingites küsimustes lihtsalt tekivad need erimeelsused enamasti ikkagi ju mängite osas, kes on mingisuguse perspektiiviga ja keda ei taheta lahti lasta ja siis tekivad tülid. Nagu tekkiski siin nüüd Flora Nõmme Unitedi vahel, eks ju, mis on nüüd siin avalikus ette osaliselt jõudnud. Kusjuures ma sellest nagu ma lihtsalt ei taha nagu sellest rääkida, see tundub nagu nii tobe teema, et nagu saage oma asjadega, klattige oma asjad omavahel ära, mis avalikkuse ette mingisuguste kirjade lekitamine asi, see nagu lihtsalt tüütu tegeleda sellega. Lasteaed. Ei või? Jah. Nagu sa ütlesid, klattige ära ja nagu, ma ei tea, aitab küll. Kuulan kõrvalt. See kõik kõrvale jätta, siis ma ei tea, minu 14-aastane laps tahaks minna järsku, täitsa suveliselt neid, ma ei tea, FC Ardust tahab minna FC Kosesse. FC Ardu on ka päris või? Ei, ma ei tea, kas ma võtsin Tartu Tallinna maanteelt 2 kohta. Ma mõtlesin, et see ütleme FC Anna siis. Ardust tahab Annasse, FC Ardust tahab asja Annasse minna. Aga FC Ardu arvab, et jube perspektiivikas, et ma tahan ikkagi selle eest saada plekki, aga FC Annal ei ole rahana maksta. Klubi üldiselt ei maksa, seda maksab lapsevanem, kes... Aga seal on alati klubidel variant, et ma maksan ise selle ülemineku. Aga et siis ma pean maksma nagu, et mul lapse sõbrad läksid kõik sinna uude meeskonda, et ta tahab ka tahab kälidega tuutu ka panna vahepeal. Siis ma pean plekkima seal tonn 800. Supakaid saab.
Mis ütlesid? Mis asja? Kälidega tuutu panna. Saab pärast subtiitrid alla panna. Kuule, sina küll selle koha pealt mingid subtiitrites hakkad mulle nendest programmidest rääkima, siis pane subtiitrid alla. Mis see oli see? Discord või? Discord. Ma veel kuskil sain puitu sellest, et see vend ei teagi seda, kus ta elanud on. Ma kuulen seda kõike kõrvalt ja nagu mõtlen, öelge, kui ma mõtlen valesti, aga kas ei ole ka nagu veidikene nagu see süsteem ei ole mõeldud sellele, et a la Flora ei võtaks mingi perspektiivika mänge kuskilt väiksemalt lihtsalt ära, vaid et see väike klubi ka teeniks midagi selle eest? No ilmselt on jah, aga kui me toomegi selle sama asja mängu, et ega see väike klubi üldiselt ju ei ole hullult ise panustanud sellesse rahaliselt. Et kas ta nagu peaks saama selle eest midagi? Et kas see süsteem pigem ei võiks olla kuidagi niimoodi, et kui siis see mängija lõpuks jõuabki profiks, ma ei tea, esimese profilepingu puhul, siis selle klubi tuleb mingisugune tasu maksta või mingisuguse ülemingu. See oleks minu jaoks on loogiline lahendus. Et mitte see, et me raha jagatakse, mingi hulk raha jagatakse sellel hetkel, kui ta teeb esimese profilepingu, on see siis välismaal või Eestis. Ja siis on kokku lepitud need protsendid, ma ei tea siis, kuidas see summa siis määrata. Et mulle see idee nagu meeldib, et rahad reaalselt hakkavad liikuma esimese profilepingu sõlmimisel ja siis seal ju tekib huvi, ma ei tea, tahaks tahtmata nendest väiksematest klubidest otse ju Arsenali akadeemiasse ei ole keegi läinud, ma ei tea, et oleks läinud. Et nendel väiksematel klubidel on huvi saata oma mängijad Eesti mõistes nagu suurematesse klubidesse, kust ajaloo vältel on läinud mingid mängijad välismaale või kust on kasvanud mingid profimängijad ja siis on kokku lepitud mingisugused summad, protsendid vastavalt siis aasta arvule, kuude arvule, klubis oldud ajale, mis iganes. Et see ju kõlab ju loogiliselt seal, jällegi, et see on jällegi üks koht, kus peavad need asjaosalised kokku tulema ja arutama ja põrgatama ideid, head ideed kirja panema ja halvad ideed maha laitma ja siis muudatused tegema, kui vaja on. Jah. Kiidame lõpetuseks ka Eesti naistekoondist, kes Rahvuste liigas siis, oli ju Rahvuste liiga? Jah. Lõpus siis suutis võõrsil Bulgaarit võita. Väga dramaatiline mängu lõpp oli seal, Kristina Tern lõi 90 minutil 1-0, pärast seda, kui Bulgaaria sisuliselt kogu teise poole vähemuses oli mänginud ja siis andsime veel penalti ära, mille siis Katariina Elisabeth Käpa tõrjus. Siis saime sealt 3 punkti kätte, alagrupis teise koha. Noortekoondised on ka meil asjalikult. Kes asjalikumalt, kes vähem asjalikumalt toimetanud? Võib-olla võidetakse täna Balti turniiri ka. Balti turniiri võit on õhus, jah? Vägev. Ja U18 ju ooperi võistkond pani ka seal päris uhkelt. Montenegrole ja oli Läti või? Ma olen sassi käinud. Täitsa asjalikud nimed ju. Jah. No igatahes seal tehti ka korralik tulemus võidita alagrupp ära. Jah, Läti. Oli. Jah. U21 mängis ka. U21 mängis ka, aga võib-olla see Fääri saartelt saadud kaotus seal, ütleme, oli õppetunni koht kindlasti. Valus. 90+5, jah. Ja veel, ütleme, tugevalt ärahoitava penaltiga tuli see kaotus. Seal ikkagi Eesti tüübid pingutasid kõvasti, et seal lasta vastane siis, või anda vastasele võimaluse mäng ära võita. Järgmine nädal oleme siis eetris tagasi esmaspäeval. Sel hetkel jääb vaid mõni päev 3 aega suure D-Dayni. Oled akrediteeringu ära teinud? Ei ole veel neid meediakava ei ole välja saadetud, aga ma olen aru saanud, kunagi ammu räägiti, et ikka otse ülekanne on plaanis ja ikka jah, siuke suurejooneline üritus, et selle debati võiks seal koha peal ära teha siis esimese asjana. Võiks teha debatti nagu mitteametlikus vormis. Mis see tähendab? Et kaamerad on küll olemas, aga mehed nagu kohtuvad niisama nagu koridoris. Arutavad nagu kiirelt läbi. Mis pakuti, kes Klaaveni viimaseks liikmeks saab? Üks juhatuse liige pidi olema ja üllatus ju viimasel päeval. Üldkoguks pidi jääma. Niimoodi. Sina? Ei, ma tahtsin, miks sa niimoodi küsid, siis sina või? Ei. Sa ei ole seotud. No, mis te arvate, kes saab? Ei, aga vaata, ajakirjanikel vahepeal ikka on see, et kui sulle ei anta seda vastust, siis sa küsid, et ütle siis oma vahel. Ma ei pane seda artiklisse, aga isegi selle päringu peale ei vastatud. Watertight on kõik. Ei saa asju välja lekitada.
Ega teadmist ei ole otseselt. Ma ei tea midagi. Hästi, jätame meelde. Noh, ma ei tea midagi, mida sa veel tahad. miks see nii naljakas tundus sulle? Sellepärast ma tahtsingi, et see naljakas oleks praegu, et sa niimoodi reageeriksid ja kõik. Jaa, see oli provokatsioon. See oli, langesite lõksu. No. Ma ei tea, kas äkki langesid. Pane see 326 saade kinni. Paneme, kõik head.